Daamid kõrguti. See oli see sektsioon. Vist on niimoodi. Õige. Nii, tere tulemast vestlusõhtule ja hakkame rääkima siis surmast. Ütlen kohe ära, et kutsun teid üles rääkima kaasa julgelt ja lisan ka, et teen seda kõike esimest korda siin. Ehk siis näete, et isegi minul ei ole mingeid võõrsõnu täis küsimusi, et teie võite täpselt sama julgesti küsida oma küsimusi ühte. Nii, juba küsin. Ajakirjanduslikul otstarbel võib salvestada diktofoniga kõike seda, mis ma siin kuulen. Ja, ikka. Ja, selles osas me plaanime ka selle loengu pärast avalikult ülesse panna enda isiklikule mustakasti kontole, aga kui teil on okei, siis on okei. Ikka võid ju. Ja siis mina olen Maribel, ennast olen nüüd ära tutvustanud ja liigumegi kohe siis meie 3 külalise juurde ja esimese tiiru teekski sedasi, et alustame näiteks siit, et räägite, et kes te olete ja kuidas te olete surma kui teemaga seotud ise? Mina olen Kaili Särg ja töötan mina hingehoidjana ja hingehoiutöö kui selline hõlmab muu hulgas väga palju surmateemadega tegelemist. Nii üks osa sellest võib olla surija hingehoid, mida võib-olla tihti nähakse ka põhilisena meie tööst, aga mis tegelikult kaugeltki mitte ei ole seda. Teine osa on leinavate inimestega tegelemine ja üldse ka inimese sellise elutahte ja tihtipeale ka surmatahtega töötamine. Tere, mina olen Ain Valter, et ma mõtlesin, et ma lahterdan ennast 3. Et ma põhitööna töötan arstina ja minu spetsialiteet on siis onkoloogia, et ma olen onkoloog Põhja-Eesti Regionaalhaigla keemiaravikeskuses ja ütleme, et inimesed, kes siis minu igapäeva vaateväljas on siis patsiendid, kellel on vähidiagnoos ja võib-olla üldse see sõna vähk, ma arvan, et enamus inimestele seostub alati sellega, et kui keegi saab selle diagnoosi või kellegi lähedane saab selle diagnoosi, siis tihti see seostub sellega, et mul on nüüd mingi haigus ja ma suren kohe ära. Aga ma võin lohutada sellega, et tegelikult umbes 60% vähidiagnoosiga inimestest saavad tegelikult terveks, aga muidugi sellega käib alati kaasas selline väga suur nagu vaimne ja füüsiline läbielamine ikkagi kõiki neid ravisid ja nii edasi läbides. Ning võib-olla onkoloogina, mina siis töötan seal keemiaravikeskuses, et ma igapäevaselt teen seda hirmsat keemiaravi, aga tänasel päeval tegelikult me ikkagi rühmitame ennast rohkem süsteemraviarstidele, et me teeme keemiaravi kõrval on tänasel päeval tekkinud väga palju ka muid uusi raviviise, mis tegelikult nende haigete prognoosi on ka palju parandanud. Ja võib-olla siis nagu minu igapäeva vaateväljas on ikkagi need haiged suuresti, kellel on siis see 4. staadiumi haigus, mis siis on see kõige halvem ja enamasti need haiged ka sellest haigusest terveks ei saa. Aga see tähendab muidugi seda, et kohe ära surevad, et see oleneb väga paljudest erinevatest faktoritest, aga inimesed võivad tegelikult aastaid selle haigusega elada. Nii et nagu võib-olla onkoloogidena meie selline eesmärk on siis seda suremisprotsessi edasi lükata või surma edasi lükata. Siis teisena ma olen ka Tartu Ülikoolis doktorant, arstiteadusdoktorant ja ühesõnaga uurin kopsuvähki ja ütleme selle minu töö eesmärk on ka see, et ühest küljest ära hoida seda, et inimesed, kellel näiteks on kopsuvähk kunagi olnud, et neil see kopsuvähk enam tagasi ei tuleks ja samamoodi tegelikult neid elu pikendada, et taaskord seda surma edasi lükata. Ja võib-olla nagu kolmandaks, et mis mind ennast on kindlasti, ütleme, et ühest küljest võib-olla sellises, et see minu igapäevaelu, kus ma mingil määral igapäevaselt ka selle surmateemaga kokku puutun, et võib-olla mind ennast kõige rohkem on raputanud minu enda isiklik kogemus, kui ma 2 aastat tagasi venna kaotasin ja võib-olla see kuidagi on eriti tugevalt mulle näidanud, kui habras elu võib olla, kuidas tegelikult väikesest nipsust võibki kõik olla kadunud või keegi on läinud või sa ise oled läinud. Et see kindlasti on mind ennast
veel palju rohkem ja sügavalt võib-olla sellele mõtlema pannud ja võib-olla teinud ka korrektuure enda elus. Jah. Mina olen Karl Kesnapuu, ma olen otse siis surmaga tegelenud ja võib-olla siis selle erinevusega kõrvalrääkijast, et selle tähenduse poolega ja kui kõige laiemalt võttes siis küsimusega, et millele me otsa vaatame, kui me vaatame otsa surmale. Ja samamoodi enda kogemused selja taga ja enda lähedaste kogemused selja taga. Ja siis see õppetund, et kui meil ei ole meie ühiskonnas sellest mitte midagi räägitud, et kui palju raskem on ühel inimesel sellega tegeleda ja ma ise oma elu kogemustes peaaegu ise surmas on sellises keskkonnas, kus surmast räägiti hästi vabalt ja siis veel teistes kultuurides, kus surma kohta on asju, mida arutada ja rääkida ja sellest sellega tegelenud ja sellest hästi laialt tegelikult erinevaid asju uurinud ja nüüd on need surmalähedased kogemused on see üks teema, millega tegelenud, sest see on minu arust hästi huvitav neutraalne allikas ja nagu näha aitab nii hingehoiu ajal inimesi kui peab ise hingehoid tegeleb mõlema poolega, et kui peab ise vaatama elu lõpule otsa või siis kui on need lähedased kadunud. Et mingi lugu meil millegi kohta on, see on alati abiks, eks ju. Te natuke juba vastasite ka, aga uuriks veel, et kust üldse tuli see huvi, et kas juba väiksena teadsite, et nii, et nüüd mina tahan kas surma uurida või surmaga tegeleda, et kus see huvi teil pärineb üldse? Minul küll lapsena kindlasti sellist mõtet ei olnud, et ma tahaks kasvada suureks ja hakata surmaga tegelema. Et küll, aga mida ma lapsepõlves surmaga seoses võin rääkida, siis minu vanaisa oli üks Eesti esimesi ilmalikke matjaid. Ja väga tihti ma armastasin, kuna ma veetsin väga suure aja vanavanemate juures, ma armastasin niimoodi vaikselt ukse vahel hiilida ja kuulata, kui ta pidas neid vestlusi telefoni teel lähedastega ja siis ta kirjutas neid oma märkmeid üles ja ma mäletan teda väga palju neid intervjuusid läbi viimas väga sellise kaastundlikult ja väga südamega seda kõike tegemas ja ma mõtlesin kogu aeg, et see on nii õudne asi, et kuidas ta saab midagi sellist üldse teha. Et, ja surmaga tegelemine ei ole ka hiljem olnud kindlasti mingi minu valikute hulgas, et 19-aastaselt ma töötasin küll 8 kuud, töötasin onkoloogia haiglas, töötasin siis kiiritusravi hooldajana ja seal ma nagu puutusin küll kokku päris palju sellega, et inimesed surid, aga endiselt see ei olnud see teema, mille osas ma tegelikult ikkagi ma tundsin endiselt samamoodi võõristust, et kuidas ikkagi sellise teemaga tegeleda. Ja ma arvan, et tõesti, kui ma sattusin ühel päeval, see on pikem lugu, kuidas ma sattusin hingehoidu õppima, siis seal vaikselt nagu see surma teema selle käigus hakkas minu jaoks väga palju muutuma. Ja hoolimata sellest, et tõesti see on natukene võib-olla kuidagi üle forsseeritud see tunnetus, et hingehoidja tegeleb surmaga, et tegelikult hingehoidja tegeleb eluga, hing on põhimõtteliselt selline elusa inimese sünonüüm, et see hingehoidja tegeleb hingega, seni kuni inimene on elus, seni saab tema hinge hoida, eks ole. Aga siiski seal see surmateemadega tegelemine ka see, et sa vaatad ja mõtled läbi enda võimaliku surma, et see kõik oli hästi arendav ja hästi oluline, ma arvan. Minul ka kindlasti ei ole olnud soovi surmaga tegeleda ja ma arvan, et siiamaani tegelikult et ma ei ütleks, et mu suur huvi on surm, et ma arvan, et ma olen alati tahtnud väga inimesi aidata ja eks see nagu arstiteaduskonda jõudmine on olnud ka selline väga künklik ja nii-öelda mingil määral ootamatu nii-öelda valik minu elus, aga ütleme, kui ma seal enda koha nagu lõpuks leidsin, et siis ma sellega kuidagi ma nagu praegusel hetkel olen kindlasti nagu väga rahul ja võib-olla see onkoloogia teema nagu kohe nii-öelda muutus minu väga suureks huviks ja võib-olla see üks põhjus oli ka see, et ma hästi sageli nägin, kui ma veel olin nii-öelda noor tudeng, et kui ma kuskil erakorralise meditsiini osakonnas töötasin ja kui sinna nii-öelda võib-olla neid
vähihaigeid vahel tuli ja tihti nad on siis nagu sellises kehvemas seisus, on ka selliseid, kes on ka võib-olla selles nii-öelda surmaeelses seisundis või hakkavad nii-öelda vaikselt minema. Et mul alati nagu tundus, et ka nii-öelda minu kaaskolleegidel võib-olla seal nagu tekkis natuke alati selline hirmutunne või kuidagi ebamugavus või natuke ka see suhtumine, et tal on ju, ta on see 4. staadiumi vähihaige, et ega siin ei olegi midagi teha. Aga võib-olla mul alati endal oli see tunne, et aga tegelikult me saame nii palju teha tema jaoks, isegi kui me ei saa võib-olla tal enam mingisugust vähivastast ravi teha või me ei saa ta terveks ravida. Et ma arvan, et mul on alati nagu olnud see tahe, et muidugi nagu onkoloogina ma ju tahan, et nende ravidega nende elu pikeneks ja neil oleks hea elukvaliteet, aga mingil hetkel me peame ka nagu alla vanduma ja kuidagi see lõpp nii-öelda ikkagi ühel hetkel saabub. Aga seda lõppu ikkagi me saame ka väga palju nii-öelda muuta kuidagi nii-öelda kergemaks ja väärikamaks. Ja lõpuks on surm, eks ju täiesti tavaline, et ongi kuskilt hetkelt ta nagunii tuleb, aga et seda väärikamaks muuta. Minul on jah, et see, kus ma ise selles kuskil juba teadvale tulnud India haiglas ootasin, kui see neurokirurg oli kutsutud ja nende ajuskännidega läks teise ruumi, teise arstiga rääkides nende murelikku nägu nähes, siis ma teadsin, et sealt võib tulla. Mul on peres ka vanemate tasemel palju arste ja siis teadsin midagi seal aru saamas ja siis teadsin, et sealt võib tulla igasugune vastus, et ma võin kohe saada surma. Siis tuli see koht, kus ma vaatasin, et ma ei tea mitte midagi, mida sellest mõelda. Et meil on ikka muidu vanemad või vanavanemad või mingid targad kuskil lähedased ütlevad mingid elu kohta tarkusi, aga meie siit ei tule surmast mitte midagi olnud. Täitsa blank, et mida ma sellest mõelda saan. Filme näinud aga võib-olla ka mitte nii tarku filme. Ja siis mul oli sellest ajast tagasi, siis sellest reflektsioonist hakkasin nägema, et mul oli ka 10 aastat varem, kui oma õde suri ära järsku noor inimene dramaatiliselt, et siis kõik seal lähikonnas inimesed tegelikult ei osanud käituda, et tuleb üks ema sõbranna vastu matustel, ma ei tea, ja 1000 inimest, kui ta korral naeratab, siis ta läheb kohe hästi ehmatab, teeb hästi tõsisena, et kas nüüd tohib naeratada või peaks nutma või kuidas olla, et nagu ei osatud üldse suhestuda sellega, et see on nii tabu, nii peidus olnud, ei ole nagu, seal on palju põhjusid kindlasti, aga et siis see asi hakkas mulle nagu avanema ja siis elu viis edasi, muidu hästi pikk lugu tuleks, aga ja mina tahaks öelda, et see teema ise nagu palus või käskis või suunas mind sellega tegelema, et ta muudkui tuli tagasi, siis kui tulin siia akadeemiliselt, et kust otsast selle tähendusjällega tegeleda, seda õppima, siis algul hoidsin väga nagu oma teada seda, lihtsalt proovisin seda teemat võtta juurde ja tasapisi hakkas ka enda ümber tundma, et kui suur nagu huvi on, siis sain aru, kui suur huvi ühiskonnas on, siis kui ühiskonnast kuulis, siis paluti igale poole, et sellel nagu vaakum selle teemaga. Ja pigem, kui ma siin vahepeal akadeemias mingis teises suunas hakkasin minema, sest kutsuti tegele sellega, siis kohe mingi elu tegi korrektuur, et üks tagasi surma juurde, et ma nagu olude sunnil selle. Mul tekib kohe siit mõte, et kust tuleb see, siis ma hakkasin ka ise surma peale mõtlema ja siis sellega ikkagi seostub alati midagi nagu negatiivset ja mingi selline tabu teema, et miks see on nii, et kas see on ainult mingi eestlaste teema või see on üleüldse, mis te oskate öelda selle kohta, miks ta on selline, et me ei räägi sellest piisavalt? Ja, kas me vahepeal vahetame järjega? Ei, rääkige nii, kuidas soovite. Saaks ikka ütlemas. Et suur asi igal juhul, eks ju, et seda jällegi ei saa kunagi ära unustada, et nii lahkujale kui need, kes järgi jäävad, et siis ma arvan, et üks asi on selles, et me ka põeme nagu hästi suure asja juures vastutust võtta, eks. Aga teine asi on jah see, et kultuuriliselt on oldki nii peidus, see on kindlasti üks suur asi, et on, kirik on tegelenud, aga ka niivõrd kuivõrd ja meie riigis, kes see Sovjet-Unionil olid, on olnud vahepeal see kirik keelatud ja niisugused vaimsed lähenemised keelatud, et Vene ajal oli, just rääkisin ühe matusekõnede pidajaga, siis ta ütles, et jah, et Vene ajal räägiti rohkem inimese nagu, et kui kõva töötaja tal elu jooksul ei puudutatud nagu seda hingelist poolt niivõrd, vaid et inimene oli tubli, oli seal koloosis sellel ajal, tegi seda, sellel ajal seda. Et jah, ka mingi huvitav, et juba nendes matusekõnedes on näha, et mida mingil ajal mingis kultuuris surmaga seoses oluliseks peetakse. Ja see on muutumas meil minu just kähku praegu.
Mina arvan, et võib-olla surm kui tabu on võib-olla ikkagi pigem ka selline viimase aja ühiskonna teema, et kui me nii mõtleme, siis tegelikult ikkagi erinevad religioonid, kultuurid, ma arvan, vanale eestlasele surm kui selline on olnud ikkagi tegelikult loomulik ja see on olnud loomulik sellepärast, et see on olnud osa sellest normaalsest elutsüklist ja pered on olnud koos ja suremine on toimunud selle kõige keskel ja selle kõige käigus ja erinevad religioonid on ju kogu aeg otsinud ja vaadanud nagu seda, et mis siis selle surma taga on ja väga palju selle surma ümber ju käib sellist ka mõtestamist ka elu üle. Et pigem on tõesti kuidagi nagu see ühiskonnas see nihe toimunud võib-olla isegi nagu viimases sajandi jooksul või et me räägime täiesti sellistest asjadest, millest võib-olla varem üldse nagu praktiliselt ei räägitud. Meil on nagu normaalne rääkida seksuaalsusest, aga meil ei ole normaalne rääkida surmast, et see on selline hästi kummaline valik, nagu, mis on tehtud ja kindlasti seda mõjutab väga palju meedia ja kõik see, kuidas kuhu me nagu mingites asjades rõhuasetuse paneme tegelikult. Ja mina võib-olla arvan ka et seal on nagu mitmeid aspekte, üks asi võib olla ka sellega, et nagu sa ütlesid ka, et võib-olla vanal ajal oli suremine kuidagi loomulikum, aga siis oli tihti ka see, et me teadsime võib-olla, et meditsiin ei suuda neid inimesi nagu väga aidata ka, aga tänasel päeval mingil määral meditsiin on juba sellel tasemel, et me võime inimesele tekitada kunstliku vereringe, panna tema kopsud tööle, tema neere asendada, et sellel hetkel võib-olla seda võimekust ei olnud ja mingil määral tänasel päeval meditsiin võib-olla suudab inimesi elus hoida justkui. Teine küsimus on muidugi see, et mis see elus hoidmine tegelikult nagu inimesel tähendab. Ja võib-olla tahtsin midagi veel öelda, aga mul läks nüüd meelest. Ma nii palju aitan, et see on nagu, et kui isegi mõtleme nende lõpuvoolikute kohta, aga et paarsada aastat tagasi suri inimene ära sellesse, millest me täna saame 5 eurose ravimi apteegist või teatud mingid allergilised nähtused asjad, et see on nii palju muutunud jah, et see meditsiiniabi tõesti, et siis ei olnud midagi teha väga tihti väga paljude tervise nähtustega, ja keskmine eluigagi oli ju palju lühem. Jah, et alles 1800 alguses vist 33 ja selle 1900 alguseks saadi 40 juurde, siis juba räägiti, et ma olen nii arenenud, et see praegu on päris palju rohkem. Rahvastiku vananemine toimub. Aga ja teine asi tegelikult, mis ma tahtsin öelda, ongi see, et tegelikult mingil määral jah, see nagu surmad on kogu aeg meie ümber, et meedias räägitakse igasugustest õnnetustes, muidugi see, mis praegu maailmas toimub, sõjad, ma ei tea, tegelikult kunstis on väga palju surma, mida kujutatakse, me tegelikult ju kõik ahmime seda endale sisse. Aga jah, mingil määral ikkagi selle hetkeni ma arvan, see on midagi hästi abstraktset ja kauget nagu meie enda jaoks, et me ei oska seda võib-olla nagu kuidagi isiklikult iseendaga seostada, aga võib-olla kui see hakkabki meid ennast puudutama, et võib-olla see ongi mingil määral see, et me ei tea, et võib-olla meiega ma ei tea, nagu ise mõtlen seda, et vanal ajal me palju rohkem mõtlesime sellele, kuidas nagu ellu jääda, aga tänasel päeval võib-olla see mingid baaselulised väärtused tulevad nii lihtsalt, et meil on nii palju rohkem nagu mõelda muudele teemadele, võib-olla see surm on lihtsalt see teema, mis tekitab selle, et see saab kõik nagu kiiresti läbi või kuidagi see lõpetatakse või midagi sellist. Ja ma arvan küll, et seda kajastust on küll meedias üksjagu just nende sama õnnetuste ja kõige läbi, aga sellist nagu sügavuti minevat nagu diskussiooni või sellist nagu mõtestamist surma ümber. Ja võib-olla see peaks algama tõesti sellest, et peredes räägitakse näiteks üldse vanemad ja lapsed omavahel ja nii edasi ja hingehoiutöös ma näen nagu väga tihti seda, et see on, eriti vanuritel on see väga suur probleem, et nendega ei taheta tegelikult sellest teemast rääkida, kui nemad ise tegelikult ka tahaksid seda rääkida, siis öeldakse, ära sellest jutust küll rääkima hakka, kui sa elad veel kaua ja nii edasi. Ja selline nagu isegi see hirm on nii suur, inimeste enda surmahirm ja ka surmateema käsitlemise hirm on kohati nagu selline väga paisutav. Jah, see käsitlemise hirm on hästi suur. Kui lugeda kogu maailmas selle ajal nagu see kirjanduses, et siis see 20. sajandi lõpus ja isegi siin 21. sajandi algul iga suur autor alustas sissejuhatuses
sellest, et surm on tabu ja sellest ei tohi rääkida, aga ma siin nagu avaldan midagi. Nüüd see minust nagu viimase 15 aastat tagasi on hakanud muutuma, nüüd oleneb, et mis riigis on rohkem käsitletud ja mis mitte, et ta nagu on avanemas. Aga jah, et sellest rääkimisest on nii palju abi ja siis jääb inimene jumala üksi, eks ju, keegi taga ei julge rääkida ja tal tegelikult on päris suuri küsimusi, aga mitte keegi neid vastuseid ei anna. Üks võimalus ongi see hingeaega leida ja kõik ei leia, eks. Ja on ka neid, kes tahaks seda kuidagi, et kes ei taha neid religiooni kaudu, et hingehoidja võib olla ka vaba, eks ju, religioonist, aga nad on teada, mõned ikkagi kardavad seda, et on näiteks, et kristluse esindaja, et ma nagu sellist hinge seda abi ei tahaks, aga tahaks lihtsalt kellegagi rääkida. Ma olen kuulnud neid kõik. Ja ma võin siia täpsustada küll tõesti, et tõepoolest tänases Eestis kõik hingehoidjad on ise mingisuguse kristliku usulise kuulusega, aga hingehoidja töö väljaõppe sisaldab seda, kuidas abivajaja kõrval enda usk. Meil on tegelikult teoloogiline väljaõppe, ehk siis see hõlmab ka teisi uskumisi, nii et ma panen tegelikult sel hetkel, kui ma olen abivajaja kõrvale, panen enda väärtussüsteemi ma võtan kaasa, see on minu tugi. See aitab mul tegelikult olla see inimene, kes läheb nende asjade keskele, mis teiste jaoks on, võib-olla psühholoogide jaoks ja nii edasi. See on too much, inimlikult on see too much minna sinna kannatuse ja kriisi ja kõige selle keskele, selle suremise ja valu keskele. Aga mina saan sellest oma toe, et minul on minu usk ja mul on selline piiride üle vaade sellest, et hing on ka midagi, mis läheb teisel poole edasi, ei ole ainult see maa peal elav hing, eks ole. Aga samal ajal iga abivaja ja tema see uskumussüsteem ja tema väärtussüsteem on minu jaoks sel hetkel mõnes mõttes nagu kõige püham ja ma saan ainult nii palju, kui tema nagu juhib seda minna nendest teemades nii kaugele, kui tema tahab. Ja loomulikult, kui see on tema poolne ka uudisimu või huvi, siis ma võin tuua sisse ka oma teemad. Ja. Aga siis on arstidega, et sa võib-olla oskad ise enne natuke puudutasid seda, et me tegime umbes 5-6-7 aastat tagasi koostajad ühtede, olid mõned noored, mõned vanemad arstid, see käis muidu selle elu lõpu eks ja siis seal mõned sõbrannad, nad rääkisid, et kui neil elus esimest korda olid, et midagi seal operatsiooniruumis toimus, siis oli see läbi ja siis vanem arst ütles, et mine sina ja inimene suri ära, et mine sina ütle lähedastele. Siis tüdrukus need uksed lahti, siis jõudis koridori, siis jõudis kohale, et mida ma nüüd ütlema lähen, kui suure kaaluga see asi on ja ma ei oska, ei ole nagu lihtne öelda, et kus sa nüüd, eks ju sealt seda tuge võtad, et siin on nii psühholoogia kui siis need hingesed pooled või kuidas see sellele, et meil varem väga palju ei ole seda, eks ju niimoodi õpetatud sellisete asjadega diilima, aga vast ma tean mõned õppeained on, ma ei taha sinna minna, ei tea väga, aga Katrin Helmet rääkis sellest pikalt õnnesti. Et praegu on arstidel mingisugused õppeained, mis aitavad tulla toime? Suhtlema nende rasketest asjadest. Mina lõpetasin arstiteaduskonna mingi 8 aastat tagasi, et siis tegelikult meil mingi, patsientidega suhtlemise psühholoogiainet ei olnud, et ma mäletan, et ma võtsin ühe valikaine, mis oli selle nimega, aga tegelikult seal me rohkem, ma mäletan, me tegime mingid isiksuse teste ja võib-olla õppisime suhtlema hästi, ekstreemsete patsientidega, kes võib-olla ei kuule või kellel on võib-olla mingisugune arenguhäire ja nii edasi, et tegelikult sellist õpet meil ei ole kunagi olnud. Ja minu teada, ma muidugi ei julge seda 100% väita, aga minu teada ka praegu nagu mingid väga struktureeritud õpet selles osas ei ole, et pigem kas on mingi valikaine raames ja ma tean, et nüüd on sisseastumisel tehakse arstitudengitele või sisseastujatele mingisugune psühholoogiline test, et vaadata, kuidas nad sobivad sellele kutsele, aga see on ka mingil määral kaheldava väärtusega, et mida nad seal siis hindavad ja kuidas selle põhjal saab öelda, et see inimene sobib ja on empaatiline ja nii edasi, et tegelikult et eks see, ma arvan, ka üldiselt nagu meditsiinis on ka väga palju kindlasti probleeme või paljud probleemid tegelikult tekivad selles ka, et kuidas suheldakse võib-olla patsiendiga, et võib-olla tehakse väga head tööd, aga et võib-olla patsiendile endal alati jääb see et kas arst on hea või halb, et tihti see on seotud sellega, kuidas ta suhtleb. Aga et tegelikult nagu
seda ei ole õpetatud, aga ma arvan mingil määral, et inimesed juba valivad ka selle eriala, et nad natuke ka teavad, et keegi võib-olla ei tule onkoloogiasse nii, et neil pole aimugi, mis neid ees ootab ja siis nad sinna astuvad, et mingil määral inimesed nagu teavadki enne, nagu millega nad võib-olla nagu silmitsi on, et õnneks meil ikkagi enne oma lõplikku eriala valikut on neid praktika tegemise võimalusi olemas, aga eks see nagu tekib ka väga palju töö käigus ja muidugi inimesed on ju nii erinevad ja kuidas sa nii-öelda neile lähened, kuidas sa neile seda ütled, et me ei tea ju kunagi ette, kuidas nad reageerivad ja nii edasi, aga mingil määral eks ikka nagu töö käigus tekib. Teine asi on muidugi see, et meil on ka palju venekeelseid patsiente ja minu vene keeleoskus ei ole kõige parem. et mingil määral see kindlasti üleüldse võib-olla minu erialal on väga palju vaja sõnu valida, aga kui mul ei ole neid sõnu kuskilt võtta, et siis vahel isegi mõtled, et kas nad ikkagi saavad täpselt aru, mida ma tahan öelda, siis eriti sellises olukorras nagu võib-olla Karl välja tõi, et kus ma pean teatama seda, et see võib olla nagu väga, võib väga selline julm või võib-olla kuidagi mitte liiga soe olla võib-olla, kui seda öelda. Väga hea. Et eks see kuidagi palju ka, et mingil määral on ka mingid oskused, mis sul on tõenäoliselt juba varasemalt olemas, aga kindlasti nagu ma väga usun sellesse, et tegelikult neid oskuseid saab treenida, et ma olen ise ka osalenud mingitel kursustel, mis nii-öelda seda õpetavad ja tegelikult on isegi võib-olla siinsed nagu näitajad teavad, et on ka olemas sellised näitajad, kes näiteks mängivadki patsiente ja õpetavadki seda, et kuidas erinevates olukordades nii-öelda suhelda, et need on tegelikult väga asjalikud ja et on olemas tehnikaid, mis kindlasti aitavad nagu neid sõnumeid edastada paremini. Aga kuidas praegu oletegi lihtsalt kogemuse põhjal saanud targemaks, kuidas suhelda, mida teha lisaks nendele kursustele? Pigem see on ikkagi kogemust ja võib-olla et mul on vanemaid kolleege olnud, kelle pealt ma olen õppinud ja nii-öelda näinud, et kuidagi pigem see on niimoodi tekkinud. Nii, ja. Mul on küsimus. Kas see tabu, et kui surmast rääkida, et siis me kutsume kurjakarja? Et see on see ka üks hirm, milleks me väga tihti ei räägi surmast, sest surm on midagi hirmsat ja lõplikku ja me ei taha üldse, et see kuidagi meie läve ületaks. Kas surmast saab kuidagi liiga palju rääkida või sellest ühiskonnas? Et kas seal on ka mingi pahupool, et kui me räägime surmast ja oleme teadlikud, et kas me kuidagi kutsume kurjakarja? Ma enne lihtsalt korra mõtlesin sellele, et võib-olla mulle nagu tundub, et Eesti rahvas, et me oleme hästi ka sellised, kes kellel on, et kui must kass läheb üle teed, siis vaatan kõrvale või sülitan üle õla ja siis mulle nagu tundub, et see sõna-väetunne on ka kuidagi hästi tugev, et kui me hakkame surmast rääkima, et siis ma ei tea, ma ise nagu vahel ka tunnen, kui ma enda vanaema, kes on 95-aastane ja kes ise nagu alati, viimasel ajal nagu alati räägib sellest, et issand, et kuidas ma nii kaua olen elanud ja et sa nagu näed, et ta võtab iga päeva kingitusena, et isegi nagu temaga nagu mingil määral võiks olla lihtne see teema üles võtta, aga ma tunnen ka, et ma kutsun nagu kurjakarja. Et ma olen natuke sellel võib-olla on seda. Aga need on nii et mõned inimesed on kirjutanud surma ajaloos ka meie ainult nagu kristlikus Euroopa kontekstis, siis ikka väga erinevalt on üles-alla kogu aeg on see kõikunud ja 20. sajandi ajal oli see tabu Eestist on palju neid lugusid, et see ma toon näiteks, et kuidas vanaisal mingi maal lakatakse lõunat sööma, vanaisa tuleb teist aasta ajalehega, et näed, et see mingi töökaaslane Paul on surnud, vanaema surmast ei räägita, aga ta oligi üldse ei tohi sellest rääkida, sellest ei räägitudki. Tartu Ülikoolist need lood, kus ema rääkis, et kunagi oli olnud, et üks vanem professor suri ära, see oli ka arsti teaduskonnast juba 70-ndatel ja siis haua ümber seal tudengid, juba hea professor oli olnud haua ümber tudengid, mõtlesid, et viskame kaasa, et keegi viskas kindad, keegi vihmavarju, mingid hauapannuseid nagu nailega. Ja siis nad varsti hakkasid jutud levima, et üks neist sai varem surma, teine sai nagu mingi õudusfilmis ja kolmas. Ma ei tea, kuivõrd tõsi see kõik oli, aga võib-olla mõned said ja samamoodi jälle teistele kõik lõpetuseks ei räägi, aga see on nii selle ajastu märk jälle. Ja nüüd, kui meil kirjalikke allikaid on seal võtad mingi 15-16 sajand, siis nad nagu kirjalikke allikaid on kõrgemast klassist, siis ikka filosofeeriti surma ümber ja oli niisuguseid uhkelt vastuvõtmislugusid ja narriti neid, kes nagu kartsid või kui nad olid lõpus liiga pikalt viletsad, siis poeedikirjast luuletused, kus vana ei taha ära surra, et mis ta siin kirjeleb, eks ju. Et kuidagi see oli jutu teema ja siis ma panen siia juurde veel selle, et tänapäeval, et kui mina saan rääkida või kõige rohkem räägin praegu nende
inimestega, kellel on oma need surmalähedased kogemused olnud, siis nemad räägivad jälle hästi vabalt, eks julgevad. Ja tihtipeale on ka samamoodi ülitänulikud, et keegi nendega niimoodi, et aitäh, et sa mõistlikult võtad, et suga rääkida saab. Et just tuli eelmine nädal üks kiri, paberkiri oli veel kuskilt noorte kaudu, ütles, et hankisin su selle koduaadressi, et ma olen üle 90, et juba käsi väriseb ja seda arvutit ei kasuta, aga et mul on olnud oma need mingid kogemused, et kas ma tohiks suga jagada neid, et aga kas sa saaksid palun lähipäevil helistada, sest et mul ei ole arvatavasti on mõni nädal või päevad järgi elada, et siis helistad talle ise, pagan üldse ei jõua, aga okei, selle pingutad ära. Aga kes räägib, eks ju nii lõbus, et ta vahepeal ise ütleb, et aga kui sa seda tahtsid küsida, siis surma ma ei karda. See on selge koht, kui ma tagasi on seal. Et nendel on oma mingi puudutus olnud, eks ju, kuskilt siit kehast väljas, et selles head tunnet tundnud, siis on nagu see süda selle kohal rahul ja siis jah, kõik need niisugused legendid, mis ma arvan inimmõistusega siin oleme kokku pannud, need enam ei sega, eks ju, et kui nad kasvõi varem isid segada, et see suurem kokkupuude on nagu pärisem ja siis ei pea enam üle mõtlema väikeste asjade pärast. Ja palju kuuleb neid. Hästi saab nagu alati rahuliku südamega rääkida inimestega. Ma arvan, et kui me ei räägi nendest teemadest, siis me tegelikult mõnes mõttes neid uskumusi kinni ju hoiamegi selle kaudu. Ja ma kindlasti ei usu, et see teema peaks olema tabu, küll aga peaks mõtlema selle üle, et millise tonaalsusega me sellest kõigest räägime. Et tõepoolest ka näiteks, kui me räägime noorte inimeste vaimsest tervisest, kui me räägime sellest, et meil on tohutult kõrge suitsidaalsus ja nii edasi, mis on tõesti ka minu töös võib-olla täna vaata, et kohati üks suuremaid osasid üldse, siis me peame mõtlema, et millise nagu sellise diskussiooni, millise nagu mõttevälja me selle teema ümber nagu tekitame, et millise nurga alt me sellest räägime. Kas on veel vahepeal küsimusi tekkinud? Ja, kas te kõik saate rääkida, kas teie jaoks leidub hing ja kui siis, et mis ta on? Ma võin siis alustada. No hingehoidja jaoks see hing ikkagi leidub. Ja nagu ma natuke ka mainida jõudsin, siis hingehoidja jaoks on selline piirideülene küsimus ja mõnes mõttes me räägime nagu kahest osast, et me räägime sellest maises kehas maa peal elava inimese hingest, mida me hoiame selliselt, nagu see kõik see meil siin selles materiaalses maailmas kehastub, eks ole. Aga kaasub siis ka see uskumus minu enda jaoks ja tõenäoliselt teiste hingehoidjate jaoks, vaimulike jaoks, kes on ka nagu sellest samast valdkonnast. Et selle hinge teekond või selline hinge tegutseda. Mul ei tule praegu head sõna, et ühesõnaga, et hing jätkub, et ta kestab tegelikult. Ja ka see, mis seal edasi saab. Esiteks on see väga palju individuaalne, see võib ka ühe uskumuse sees väga erinev olla, kuidas inimesed seda näevad ja käsitlevad. Ja teiseks, meil ei ole antud nagu teada lõpuni neid kõiki neid saladusi või kõike seda, et meie maise elu nagu piiratus, see võimekus, kuidas me siin maapealses elus suudame üldse näha, mõtestada, mõista mingisuguseid asju, et see piirab ka selle, kuidas me saame rääkida hingest, mis on seal väljaspool, ehk siis hingehoidja saab ikkagi tegeleda selle hingega, mis on täna siin ja lähtuda sellest selle inimese, selle elava inimese, kes on tema vastas, tema hingest ja tema hinge vajadustest sellel hetkel. Et ma muidugi väga palju ei ole sellele teemale mõelnud, aga et ma varem nagu kindlasti arvasin või kuidagi tahtsin nagu mõelda seda, et kui meie nii-öelda füüsilised kehad lahkuvad, et siis see hing meie sees, et ma ei taha nagu uskuda seda, et siis ongi nii-öelda nagu must auk, et midagi nagu järgne sellele. Et võib-olla mingi, et ma arvasingi või lootsin, mõtlesin, et äkki nii-öelda see hing läheb mingisse uude vormi või sünnib mingi uue vormina.
aga võib-olla pärast seda, kui mu vend suri, et siis ma võib-olla kuidagi see, et mulle tegelikult ei meeldinud see mõte, et tema hing läheb nagu sünnib mingi uue organismina või ja nii edasi, et ma võib-olla nagu tahtsin, et ta oleks ikkagi kuskil olemas ja kuidagi, et kõigil on nagu lootus kunagi temaga uuesti seal kohtuda ja kuidagi mu õelaps, kes on 3-aastane, et ta kuidagi hästi sageli, ta oli sellel hetkel muidugi 1,5-aastane, kui mu vend lahkus, aga tema hästi sageli, kui me kuskil oleme, siis ta kuidagi vestleb ja räägib sellest, kuidas onu Kaarel istub kuskil pilve peal ja mida ta vaatab ja mida ta nagu nii-öelda hindab selles, mida ta teeb ja nii edasi, et siis mulle tegelikult nagu see mõte väga meeldib, et kuidagi kuskil on see mingi parem maailm, kus me oleme kõik nagu enda nagu paremad versioonid ja kõik on nii-öelda. Essents. Jah, essents just. Mul on see, et kui kõige neutraalsemast kohast sellise teaduse poolt vaates võtta, siis see sama küsimus kohe, et mis see hing on, eks ju. Ja siis selle teadvuse, et kui meil on minu oma teadvus ja sul sinu oma, et kas see ilma selle ajuta ka edasi kestab, siis need surmalähedased kogemused, eks ju, näitavad, et vähemalt midagi, või noh, see on lahtine küsimus jälle, neid teadused linnukesi ei saa teha, et kindel on, aga et vaadatakse oma keha väljastpoolt, käiakse seal valguses, tullakse tagasi, et seal midagi, see kestab edasi. Ja siis, kui see hing, eks ju, et ma olen hinge kohta nii palju neid erinevaid seletusi, definitsioone kuulnud ja läbi sajandite, et siis minu et siis ei julge midagi vastata, siis küll oli Varauusajal oli see, kas oli Toomas Moorjal, võib-olla teadsin varemini, et hing on täpselt inimese keha suurune, inimese keha sees, sest keegi oli ka kogenud midagi, näinud äkki niukest keha lähedalt väljast käivat osa. Ja siis nad arvutasid, mõtlesid, et hing peab olema midagi, mis on täpselt keha suurune ja siis kui sul mingi sõrm ära tuleb, siis see hing elu eest pakib ennast natuke väiksemaks kokku, eks ju. Ja mingi väga täpselt, eks ju, seda kirjeldatud. Siis on väga palju teisi, siis on teistes religioonides, igast pärimuskultuurides väga huvitavaid käsitlusi. Ja kuskilt otsast, jah, nagu räägiks, samast asjast ja tegelikult on päris erinevaid või siis need irdhinged ja sisehinged on ka siin kandis varem olnud ja siin indiaanlastel, kellel on tänapäeva poolt on natuke materjali kogutud, et 7 hinge, mis käivad väljas ja miks indiaanlased algul ei tahtnud, et nendest pilte tehakse, siis nad arvasid, et üks nagu ära käiv hing ei oska muidu kehasse tagasi tulla, ta tuleb sinna näo järgi tagasi, kuskil on pilt ka tehtud, läheb valesse kohta, eks ju. Ja siis, aga et mis see selle, et kuidas see, et ütleme, et tal on siis kui seda teaduse poolt võtta, et kas ta saab, siis see on minu arust äge lahtine küsimus ja ka meie hingehoidjaga paljuski nõus ja seda, et tundub, et kuskilt maalt ei pea teadma inimelu jooksul, et siin mängida seda mängu. Aga kuigi sellest teadmine mõjutab niivõrd palju meie siinset elu, et kuidas sa siis, millele sa siin loodad ja kuhu sa oma panused paned ja et sükene lahtine küsimus, jah. Ja, et selles mõttes hinge mõte, kui üldse inimesel on selline nagu tunnetus üldse, et on hing või mis iganes moel mingisugune asi, mis annab talle sellise uskumuse või baasi selleks, et ta tuleks toime üldse oma elus selle mõttega, et kui ta on kaotanud oma läheduse või selle oma surerikkusega ja nii edasi, et see võib olla hästi hea selline tugi, selline sammas, nagu millele toetuda ja inimesed, kes on need asjad enda jaoks lahti mõtestanud, kellel on oma sellised alused, väärtussüsteemid ja nii edasi, tegelikult nad tulevad nagu paremini toime. Et ei tasu ennast ära sellesse mitte uskuda. Just, aga jah, mõlemad õiged ja tulevad, seda on ju ka päris see tänapäeva teadusega hästi uuritud. Minust on Iirimaal palju tehtud Inglismaal, et kõik need inimesed, kellel on see oma asi, millest kinni hoidab, millesse nad usuvad, see ei pea olema mõni religioon, aga jah, sellesse sidusus suure tundmatuga, et siis nad on isegi selle elu lõpukuudel vajavad näiteks vähem valuvaigistada, rohkem kontaktsed ja mingid nagu tervislikult paremad tulemused on leitud, jah. Et see on väga oluline see tähendusväli, jah, väga-väga oluline kogu selle ka, jah, et meditsiini valdkond on seda tuvastanud.
jah, kaasaegne meditsiin ja mingil määral ikkagi Eestis on veel vähe sellist kaasamist, aga et just seesama nagu inimese vajadus nagu ka sellise vaimsete väärtuste ja kõige selle peale, et kuidas see aitab vähendada tõesti seda sama valu ja toime tulla erinevate asjadega, et tegelikult neid uurimusi on tõesti päris palju, et kuidas saab tegelikult seda kaasata järjest rohkem nagu kaasaegne meditsiin vist võiks nagu vaadata sellise terviklikkuse suunas, et aga eks meil on nagu veel käia neid samme. Aga ma arvan mingil määral, ma ei tea, kuidagi meie keskuses näiteks meil ikkagi õnneks see võimalus kutsuda hingehoidja, kutsuda psühholoog, kutsuda mingid tegevusterapeudid ja nii edasi, et see nagu võimekus on ikkagi nagu olemas, eriti nagu seal elu lõpufaasi suunas, et tegelikult ja see mingil määral annab ikkagi ka inimesed, kes võib-olla on olnud hästi tõrksad nagu enne seda võib-olla psühholoogilise abil, et siis tegelikult juba sellel hetkel ikkagi see vajadus nagu nii-öelda suureneb ja ma ka alati ikkagi üritan neid julgustada vähemalt proovima, et kindlasti see nagu väga palju on toeks ja aitab hingerahu tuua. Kas on veel mõni küsimus tekkinud? Nii? Kas surmast peaks üldse rääkima? Või et selles me oleme siin räägime surmast, kõnelusi surmast, et kas üleüldse tegelikult on vaja? Et mis see meile annab? Sul oli enne selle küsimuse üks pool jäigi vastavalt, küsis, kas saab liiga palju rääkida, kas saab halvaks minna. Aga vastused tegelikult tulid, et me oleme mis toonis rääkida. Ma ei mäleta, praegu pagan läks üks küllaltki tuntud autor Saksamaal kirjutas üle 100 aasta tagasi surmast mingi sellise enesetapust, isegi mingi sellise raamatu. Tegelikult see ei olnud üldse mingi ilus jutt, aga ta nii romantiliselt hästi mõjus, et tuli mingi enesetappude laine, enesetappude arv peale seda kasvas, eks ju. Et kõik oleneb mida rääkida. Ja siis seesama näiteks enesetappude kaudu võibki öelda, et maailmas siis vahepeal, nagu kus me oleme siin elus olnud, on hästi palju räägitud, et press või üldiselt avalikust enesetappe ei kajastata, eks ju. Sest see tuli mingi ka siuke teaduslik tarkus juba aastakümneid tagasi, et see võib suurendada inimesi, julgustada ka seda sama asja tegema, aga mis ajast see tuli, oli niimoodi, et kui mingi USA ajalehed panid esikaanele, et kui nad nägid kuskil majast alla hüpanud verist laipa, siis kui said veel foto suurelt, vaat kus see hüppas alla, eks ju. Et siis siukseid, et see on see, kuidas käsitleda ja tänapäeval samal ajal on ikkagi mingi huu ja need on teinud oma nagu ka mingid pressile soovituslikud dokumendid, et kogu aeg täiendatakse, et kuidas, kas võib enesetapust rääkida, siis seal on maailma parimad teadlased sellel ajal kõik räägivad, et just tuleb rääkida, et inimesed oskaks sellest vestelda ja siis mis arukuse tasemel sellest rääkida, eks ju, et tegelikult on isegi väga hea, kui ajakirjanduses jutt levib, et paljud, muidu on see, et kui inimesel on enesetapusoov või nende peres on keegi ja kuskilt ühiskonnas sa mingid vastused ei saa ja siis kui ühiskonnas on tervislik arvamus, siis lähed oma naabrite või sõprade juurde, need ka ei räägi, mul on see nimelik teema, et siis jääd juba üksi ja siis oled isoleeritud ja sa oledki veel julmemas kohas, eks ju. Et just tuleb, aga ma arvan, et meie ühiskond on ka natukene olnud palju suur osa läänest, et siukses selle teema vaakumis, et natuke kui ta tagasi tuleb ja alles nagu moodsas mõttes kerkib üles jutt, siis teda paistab algul rohkem silma, aga peabki saavutama mingi selle taseme, et on normaalne asi, normaalne narratiiv võtta, millele toetuda, et igal juhul on kasu. Ja see, kes kui palju kirju saan ju ka juhuslikult inimestelt ja mõned on lugenud midagi, kellel ei ole enda kogemusi olnud, et kui palju niukseid tänusõnu või tänukirju, et mul läks keegi lähedane viimane aasta ja nii tore, et ma saan nagu mõistlikus toones lugeda, et nüüd on endal parem olla ja seesama, et kuidas press kutsub igal pool rääkima, seal on ka inimesed, kes ise on huvitatud, kes seal pressis töötavad, nendel on see turu järgi, eks ju näevad, et tohutu nagu vajadus on küll praegu sellel mõistlikul jutul. Et mina võib-olla enda midagi toimub, ei. Ma tahtsin küsida, aga te võite mis pool vastust on? Vastame selle ära siis. et ma nagu, kui ma nagu mõtlen enda erialale, et siis nii-öelda see surmast rääkimine, ütleme, kui need haiged saavad selle diagnoosi, et siis enamasti ikkagi, muidugi on erandolukordi, kus asi võib väga ruttu minna, tuleb diagnoos ja lõpp tuleb väga ruttu, aga enamus juhtudel ikkagi tegelikult on mingi periood, kus neil on aega nagu seda kõike seedida, on ju need perioodid, kus ravi toimib ja
on seda optimismi ja siis on jälle need allaminekud, kus haigus nii-öelda levib edasi ja siis me saame jälle midagi uut proovida ja aga ütleme, mingil hetkel see kõik saab ka ikkagi läbi, et aga ütleme, see periood on ikkagi selline, kus tahes-tahtmata ikkagi need mõtted nagu selle surma lähedusele inimestel on ja muidugi inimesed on väga erinevad, aga kindlasti nagu et selles kontekstis kindlasti nagu sellest räägitakse rohkem ja ma ise nagu alati julgustan ka nagu patsiente mõtlema ka sellele, et kui nad nagu lahkuvad, et ütleme, et kui see elu lõpp hakkab ka lähenema, et seal nii-öelda surivoodil tegelikult ei peaks hakkama tegelema mingisuguse bürokraatiaga või kuidagi kulutama võib-olla seda väga väärtuslikku aega millelegi muule, millega oleks saanud juba varem nii-öelda tegeleda, et kindlasti nagu see selline diagnoos võib-olla annab seda aega, et võib-olla ka mõtestada ja see tekitab seda julgust, et surmast ja sellest, kuidas me tahame surra, selleni välja on, et millises kostüümis me tahame olla kirstus või kellele me tahame jätta midagi ja nii edasi, et see nagu võib-olla selles kontekstis koorub nagu välja küll, aga ma arvan, et tegelikult see nagu surmast rääkimine mingil määral võiks olla midagi sarnast nagu, kui me, ma ei tea, räägime ka enda unistustest võib-olla, et tegelikult et võib-olla nagu nähes ka, mis nagu maailmas toimub ja tegelikult nagu maailm on täis igasuguseid õuduseid ning kõik nagu võib väga ruttu lõppeda ja kindlasti need inimesed, kes maha jäävad, et kui meil on olemas nagu mingi teave selle kohta, et see teeb kindlasti nagu kõike kuidagi palju kergemaks. Et ma lihtsalt räägin nii palju enda vennast, aga lihtsalt ma nagu mäletan ka seda, et muidugi on alati see, et kui on nagu palju inimesi ümber, kui sul on nagu väga palju häid sõpru, kes sind väga hästi tunnevad, et see teeb ka alati nagu kõik nagu mingil määral kergemaks, et mingil määral teatakse võib-olla, et mida ta oleks tahtnud või kuidas me seda teeme. Aga lihtsalt ma väga mäletan, et minu venna seltskonnas oli ka üks sõber, keda nagu nimetatakse natuke ka selliseks elavaks kroonikuks, kes siis alati nagu pani kõik, ükskõik mida nad kõik koos tegid, nagu oli pannud nagu mingisuguseid asju kirja ja siis ma mäletan, kui me nagu tema sõpradega koos arutasime, et kuidas nii-öelda seda peielauda korraldada, siis ta kuidagi meenutas seda, kuidas nad kunagi poistega koos arutasid, et milline peaks nii-öelda nende nagu, millised peaksid nende matused välja nägema. Siis ma nagu mõtlesin ka see hetk, et nagu mingi vau, et jah, ja sealt kuidagi meenus nagu see, et umbes et mingit ühte lugu ei tohi kindlasti seal matustel mängida. Aga sellel veel asja, aga selliselt tundus mulle kuidagi nii eluterve mõtlemine, et ja mingil määral nagu tore viis, mida nii-öelda järgida siis võib-olla sellel hetkel, kui see nii-öelda tekib. Jah, et kui see küsimus oli, et kas peab rääkima, siis jah, ma arvan, olen nõus nii sellega, et peab rääkima nii laialt avalikult meedias, aga jälgima seda siis, et mida ja kui palju. Aga võib-olla veelgi enam, nii nagu tulisid sellest vennaloost välja, et tegelikult on neid nüansse rääkinud kellegile ja et meil võiks olla rohkem levinud sellist nagu individuaalset lähenemist, et meil on neid inimesi meie elus, kellega me saame nüüd isiklikult rääkida ja see rääkimine on selle inimese põhine. See, mida tema tahab surmast rääkida, kui palju ta sellest tahab rääkida ja et selle juures ei oleks nagu mingisugust sellist tõrjumist. Ka isegi kuni sinnani välja, et kui mul on ka soov surra, kui mul on ka võib-olla suitsiidsed mõtted ja nii edasi, et ma saaksin sellest ka niimoodi rääkida, et mind kohe tingimata ei sildistata, ei topita, ei panda nagu kuskile nii-öelda kinni ära ja ongi niimoodi, et sa oledki nüüd patoloogiline, eks ole. Et selles mõttes, jah, see küsimus on selles, et me saaksime vabalt, saaksime iseendast lähtuvalt rääkida sellest teemast. Et see algus jah, see võtta, et kui see üldine ühiskonnas rääkimine võtabki esimeseks ära võib-olla selle ühe asja juba on tegemised, võtab ära selle hirmu, et nüüd kui surmast rääkida, äkki toob selle mingi koolme kalle peale või kuidas. Et näed, et inimesed hakkavad julgema ka omavahel rääkima, et näevad, et võib vabalt rääkida. Sest muidu saab inimene ka ise tegeleda, aga varem ta ka näiteks ise ei julgenud. Sest mul tuleb meelde tegelikult üks, et suvel käisin Nõmme Pihlakodus esinemas, siis tore, kui juhataja kutsus, ütles, et su kuulajad on keskmine vanus on 87,5. See oli mingi kas 92 või 94 härra, kes jäi kõige kauem pärast, siis hästi siuke intelligentne härra, eluaeg mingid tublisid asju teinud ja nüüd ta oli juba seal mitu aastat, nüüd ta teab, et see vanus on, et ma hakkan surema, siis ta lasi juba, ta ütles, et ta loeb vene, inglise,
kui saab midagi eesti keeles ka, et igasuguste maailma religioonide ja tarkuste surmakäsitlusi, et juba 3. aasta läks, vaata veel et sul on elus nüüd järgmine samm, nüüd ma hakkan selleks valmistama, tunnustan kõik asjad elus nagu targalt teinud, hästi viisakas kampsun oli, hästi kõigega Eesti pean pikalt rääkima pärast. Praegu ma olen selle juures, praegu olen selle, et võtab nagu oma, millele peab otsa vaatama, selle teema võtab ette. Et väga kiht oli näha. Ja, aga et muidu et kui õhus on niisugune lugu, et surmast ei tohi rääkida, ega siis ei julge tasta lugeda, ega siis ei julge nagu ise endale sisse seda teemat võtta, eks ju, ja kuigi sellest on kasu, et teemale mõelda. Ja. Siis meil oligi see. Küsimus oli seal, ma tahtsin ka küsida, aga küsige teie ära. Kui see varem läbi ei käinud, siis mind oleks huvitanud, et kui suur see siuke nagu ühtelangevus või korrelatsioon võib olla selle vahel üldse, et kuidas on ühiskonnas väärtused ja hoiakud, ütleme, vanuse kõrge ea suhtes, et kas pigem peetakse inimestest lugu, kes on kõrges vanuses, kas nad on selline ühiskondlik autoriteet või nad on pigem sellised nagu natukene marginaalsed, kes ühiskonna elus aktiivselt nagu enam ei osale, pigem kaldub ta läänes vist seda pidi olema, kuivõrd teistes kultuurides on võib-olla just kõige autoriteetsemad inimesed, need, kes on ikkagi juba väga vanad. Ja kas need surmauskumused ja arusaamad on nagu sellega kuidagi otseselt niimoodi läbi põimunud või on siin mingeid muid tegureid? Mõlemad pooled on nüüd, et seda varem nii palju käis läbi, mis me rääkisime ka seda, et ongi alles 200 aastat tagasi keskmine eluiga 33 aastat loomulikult, kui su kõrvalt poole rohkem inimesi suri ära, sest väikene haigus, mis tänapäeval on 5 euroga ravitavaks, siis kunagi audesse on see teema lähemal, pluss siis alles ju alla 100 aastat, 75 aastat tagasi hakkasid inimesed rohkem haiglates surema, et kadus meie kõrvalt ära ja meil ei olnud see enam igapäevane teema, et siis kõik see mängib rolli, aga et see, kuivõrd see vanemad inimesed auses on, ma arvan, hakkame kampaaniat tegema, hakkame austama vana inimesi, siis kui me ise saame väga vanaks, siis oleme paremas olukorras. Jah, ma arvan, et tegelikult seda kampaaniat oleks sedasti vaja küll, et olles töötanud ja töötades ka praegu ikkagi mingil määral just eakate inimestega, siis see nende üksinduse teema on üks väga-väga tõsine teema tegelikult. Ja sellele nagu sellist tõsiselt nagu head lahendust leida on väga raske ja kui me mõtleme seda üksinduse teemat ka, et kus eakas inimene jääb oma koju ja tal käib võib-olla aeg-ajalt nagu keegi, samal ajal ju lähedased ja võib-olla ta isegi nad mõtlevad, et nagu tegelikult ju see on ikkagi hea, ma olen oma kodus, ma ei ole vähemalt seal hooldekodus, eks ole, ja nii, aga tema sotsiaalne kontakt on praktiliselt täiesti nagu kadunud, et siis ta nagu võibki niimoodi mõnes mõttes väga pika aja oma elust elada sellisest teatud nagu liminaalses protsessis, et ta ei ole nagu ühiskonna mõttes, ta on isegi peaaegu nagu juba olematuks loetud mingites asjades, eks ole. Ja siis samal ajal nagu ta ju ikkagi elab ja mõtleb nende kõikide asjadele ja kuidagi see üksindus, see kurbus, mis neis on, see tohutu ahastus, nagu mida tegelikult ei oska nagu kuidagi lahendada see tänane meie ühiskonna korraldus tegelikult. Ja samas ma ütlengi, et see ei ole ainult kodus olevate eakate teema, vaid ma olengi vaadanud ja mõelnud natukene ka selle fenomeni üle, et kui nad on seal hooldekodus, olles ise töötanud hooldekodus hingehoidjana, siis ka seal nagu eakatel väga harva tekib selline nagu suhestumine üksteisega või tekib selline nagu sotsiaalne grupp või midagi sellist. Et ma ei tea, ma olen ka mõelnud, kas on selle ajastu inimeste teema, et ei teki seda nagu omavahelist suhestumist, et kas tulevikus on paremat lootust või midagi. Et aga see on hästi tõsine ja hästi kurb teema, et me nagu natuke nagu kipume neid unustama ja jätma nagu kuskile sinna omaette toimetama, sest et tänase päeva ühiskond on selline, et ma pean ju kogu aeg ringi jooksma, ma pean kogu aeg midagi tegema ja panna nüüd see vanaema või vanaisa veel sinna oma graafikusse laste töö ja õppimiste ja kõige kõrvalt, et see on päriselt kohe väljakutse. Ja ma ei tea, mina ei oska täna nagu vastata, mis see lahendus on. Mida ma oskan küll tõesti öelda on see, et ma olen olnud väga-väga korduvalt nagu
ise ka väga liigutatud sellest, kui liigutatud ja tänulikud nad on selle eest, kui keegi nende juures käib. Ja ma mõtlesin korra lihtsalt veel ühe kommentaari öelda võib-olla nagu arsti kontekstist, et me nagu ei ravi tavaliselt nagu otseselt vanuse järgi, et kui me vaatame, et see inimene on 80+, et siis me teda näiteks, ma ei tea, ei tee talle keemiaravi. Et see nagu ka ikkagi hästi palju oleneb sellest, et millises, et mõni vana inimene võib olla väga või eakas, võib olla väga heas üldseisundis aga tahes tahtmata muidugi neil on juba palju rohkem mingisuguseid kaasuvaid haiguseid, muid probleeme, ja mida ma võib-olla ise ka nagu näen, et võib-olla need eakad, kellel ikkagi on hästi tugev tugivõrgustik ja kes tihti elavad võib-olla oma laste peredega, et nemad ka kindlasti kuidagi nagu funktsioneerivad võib-olla nagu paremini ja loob nagu kohe ka mingisuguse parema keskkonna võib-olla igasuguste muude tegevuste tegemiseks. Nüüd võib. Mul on 2 palvet teile, et palun defineerige mulle igaüks, mis on surm. Ja teiseks, kui te olete näinud lavastust Surm, siis palun rääkige mulle, kas või meile või mulle, kas seal on piisavalt räägitud surmast ja suremisest ja kas tonaalsus on õige? Kes on näinud teist siin? Kas sa võid alustada, siis me saame see mina kahjuks Mina ka ei ole veel. Jah, võt siis. Ma just lootsin, et selle küsimusega jõuame viimasena vastata. Et jah, konkreetselt sellele küsimusele, et mis on surm nagu definitsiooni mõttes. Ma päris ausalt pean tunnistama, et ei ole see nii mõelnud. Et see on tõesti küsimus, et mida saab vaadata, olgu siis nagu bioloogilisest, füsioloogilisest punktist või siis, ma ei tea, tõesti, mina ma võin vaadata seda ka teoloogilisest punktist ja nii, aga konkreetset definitsiooni. Ma mõtlen korra, räägin sellest lavastusest ja vaatan, kas mul tuleb nagu mingi selline assotsiatsioon ka siia. Aga lavastus koht oli siis küsimus, et kas seda käsitlust surma kohta oli piisavalt. Jah. Minule väga... Surmisest ja surmast, kas oli... Jah. Minu jaoks oli ta selles mõttes... Mulle meeldis see, et oli hästi tuttav, midagi nagu väga uut mina nagu sealt enda jaoks ei avastanud. Aga ma arvan, et see tulenebki sellest, et ma nagu nende teemadega tegelen. Ja seal oli selline hea ja meeldiv äratundmine, et et sellest saab nagu siin ja niimoodi avalikult ja saab ka rääkida ja tõesti rahvas naerab kaasa ja mõtleb kaasa, eks ole. Et see mulle väga meeldis. Ja mulle meeldis, et oli nii varieeruv, tõesti hästi erinevad aspektid nii uskumustest, praktilisest surmaga seotud küsimustest, kuni seal oligi matusekorralduse osa, seal oli see, et kes siis või kui väärikalt siis minu kehaga tegeletakse, et see riietamine matuste jaoks ja organite annetamise teema ja nagu tõesti mulle väga meeldis, et seda teemat oli hästi laialt nagu käsitletud ja mulle meeldis see huumori nüanss, mis seal oli. Et ma saan aru loomulikult, et selleks, et võib-olla kuigi enamik saali nagu muigas kaasa, võib-olla kellegi jaoks ei olnud nagu üldse muigamise koht, et selleks, et seda sellise külje pealt näha, see peab olema teatav nagu valmisolek, teatav enda töö tehtud selleks, et sa saaksid seda niimoodi mõelda. Et jah. Te lugesite minu mõtteid praegu. Nii, mille osas? Selle sama lavastuse vaatamise osas. Aha, te olete ise näinud seda? Aga nüüd siis, kas tonaalsus oli õige? Tonaalsuse õigsus. Siin oli juttu, et surmast tuleb kirjutada ja rääkida õigest tonaalsuses. Ka paar korda oli seda õige siin. Ja nüüd siis ka lavastuse kohta sama küsimus. Ma pigem arvan jah, et õige vale tõepoolest
selle lavastuse kontekstis, kas ma nüüd oskan öelda, et mis on õige vale, et inimesele, kes vaatama läheb, ma siiski arvan, et ta oli ikkagi eluterve ja toetav sellele inimesele, kes seda läheb vaatama. On ta siis natukene rohkem või natukene vähem nende asjade üle mõelnud, et tõepoolest sellele, kes üldse ei ole mõelnud või kes on seni väga surma kartnud, võib ta olla teatav selline trigger või nii, et võib nagu tõenäoliselt olla korraga seda kõike üsna palju. Aga pigem mina julgen nagu soovitada inimestele seda vaadata ja ma arvan, et ta annab nagu selliseid häid mõttenüansse juurde. Aitäh rääkimast, aga nüüd palun surma definitsioon. Surma definitsioon. Et kui tuletusi ikka ära tunneks. Kui ära tunneks. Ohoo. See on siis kui mina võtaksin ikkagi võtaksin nagu sellist inimese elu ja ka piiride ülest elu teekonnana, siis ma ikkagi ütleks, et surm on maise teekonna lõpp-punkt. Nii, mina etendust ei ole näinud, aga ma lähen vaatama kindlasti. Ja ma siis defineerin surma nii-öelda siis teaduslikus aspektis. Et ma ütleksingi, et surm on elutähtsate funktsioonide katkemine või siis lõppemine. Ja nii-öelda teaduslikus mõttes me saame rääkida siis kliinilisest surmast ja bioloogilisest surmast. Ja kliiniline surm on veel selline pöörduv suremise või pöörduv suremisest tagasi tulemine, kus siis nii-öelda katkeb võib-olla südametöö ja hingamine, aga tegelikult eduka elustamisega me suudame inimesed nii-öelda elule võime suuta nad siis tagasi tuua. Aga bioloogilise surma puhul siis nii-öelda häirub ka või katkeb nii-öelda ajutöö ja aju on tegelikult meie nii-öelda siis peamine allikas, kus siis mis tegelikult reguleerib kogu meie südametööd, hingamist ja nii edasi ja kui ikkagi aju on nii-öelda pöördumatult kahjustunud, et siis sellisel juhul sealt enam nii-öelda tagasiteed ei ole ja nii-öelda elu katkeb ja see ongi surm. Ja ma võtan selle küsimuse kaasa, et kuidas sellel lavastusel, kuidas see lavastuse toon oli. Ma pole ka näinud, aga ma nüüd ongi huvitav mõelda, siis pärast oma ette mõtlen seda vastuse. Ja kui on kellelegi öelda, siis ütlen. Ja siis see, mis on surm küsimus, see on hea. Ma olen just see, kellele meeldivad, ma kunagi võtsin omaks ja armastan seda teadmatust sealt, kus ei saa nagu ära paugutada. Mu esimene haridus oli õiguses. Ma mäletan, kui me seal kuskil aines hästi pikalt arutati isegi nagu õiguslikult surnuks kuulutamine väga raske küsimus, eks ju, et kuidas on teadus arenenud ja kuidas on meditsiin arenenud ja siis on neid pandud ikka maailmas mingi suur ühisorganisatsioonis kirja, mis see kindel asi on, siis on seda ikkagi nagu nihutada alati oli õige, mis on surm. Sama asja on teinud religioonid, siis on üks äge näitelugu ühest Aafrika hõimust, kellel oli ka see inimeste surnuks kuulutamine oli nende mingi enda reeglistik tehtud ja siis seal juhtus, et üks mees kogemata kukkus kuhugi, ma ei tea, põõsastiku taha kadus ära, et kuulutati selle nende reeglite järgi surnuks. Ja siis kui ilmus mitu kuud hiljem välja, siis ta oli surnuks kuulutatud ja ta ei tohtinud enam nagu külaelus inimesena kaasa teha, aga surnuna tohtis olla seal. Et mingi ilgelt raskeks tehti kuhugi onni taha jäeti süüa talle ja eksisteeris edasi, aga ta oli surnu. Kodu käia. Et reeglid ütlesid, et see on surnu. Ja siis, aga mis on surm? Mulle meeldib ka, et Uku Maasinguse 39 surma metateooriast essees ja ta räägib selle ümber, filosofeerib, et äkki see küsimus on vale. Ja siis, et kui ma hästi suurelt mõtlen nagu päriselt elu ja maailma olemuse poole, siis ma ka nagu otsiks seda paremat küsimust, et saab paremaid vastuseid, et seal on nagu hästi huvitav koht, väga nagu filosoofiline. Või mis on see, et me oleme surelikud ja kõik sealt saab lahata, aga muidu tõesti see, et maise tee lõpp
on nagu võib-olla kõige neutraalsem asi praegu öelda, mis saab siit öelda, jah. Ma korra tahan tulla tagasi selle lavastuse tonaalsuse juurde, et ma jäin peale seda mõtlema ikkagi nüüd, et võib-olla ma lisaks, miks ma arvan tõesti, et oli hea ja eluterve on just see, et ma arvan, et üldiselt sellisel kombel surmast rääkimine ei suurenda surmahirmu. Ja ma arvan, et me ühiskonnas peaksime võib-olla selle surmahirmuga natukene rohkem tegelema, et seda oleks vähem. Jah, palun. Ainusid kiusab inimesi. Täna ka ennem siia tulemist mõtlesin hirmus kole ilma, kui ikka tulen. Tuli mulle uus patsient, ta oli hiljuti statsionaarist vabanenud. Tema põhikaebus, kuidas ta statsionaari sattus, oli see, et ta on juba teist päeva surnud. Et täpselt seesama natukene selle käsitlusega, et mida me siin selle teadmisega nagu teeme, eks. Ta oli lihtsam muidugi, et kindlasti osanud vaatame, kuidas see asi tuleb. See oli huvitav. Aga see sama, et räägu, kas sina, sa kiusasid teisi või kiusad sind. See on kunagi olnud niimoodi, et praegu oled elus, eks. Samu kunagi, et see ei olnud elus. See elu hakkas mingil ajal, ma arvan. Jah. Praegu sa ei ole surnud. Ma olen nagu mõelnud, et kui ma suren ära, siis on mingi lootus, et ma kunagi, et siis on pimedus ja vaikus ja mitte midagi tundmine, aga et ühel hetkel ma teen silmad ja kõrvad lahti ja kui nüüd siis seda oletust pidi edasi minna, siis võib-olla ma olin enne seda, et enne seda praegust nägemist, kuulmist olin ma ka pimeduses. Tõenäoliselt. Aga võib-olla sama lugu, et meie keegi ei ole veel surnud olnud, eks. Et kunagi me ei olnud kunagi elus olnud ja see alguses, me olime ka abitud sellised, eks. Vaja sinna vanemad ja keegi hoolitseks meie eest. Surnutega võib sama lugu olla, et alguses me oleme sellised abitud ja see ongi hirmus ja kole ja siis aega, et meie surmavanemad ära mängi seal elusatega, ja siis surnud olemine võib-olla kestab toonu või elus olemine. Need piirikogemust räägitakse küll vahel, et tulebki vastu, et tegelikult inimene on ju täiesti teadusel, eks ju kogenud ja päris ulme, et nad on suures hämmingus, sest et see on ka šokeeriv mingil hetkel ja siis tuleb võib-olla see saatja, eks ju, kes siis võib-olla on sinu lahkunu lähed, hakkab nagu asju seletama, et kellel on need sügavad kogemused olnud, neid täitsa pikalt võib neid kirjeldusi olla, jah. Just, et kui me vaatame seda elu kontekstis, siis seal on rohkem jama, kui me mõtleme, et see on sama suur vahe kui enne seda, kui me selles elus, sellisel kujul elus, ka selles meditsiiniliselt elus olema, eks. Aga siis see võib-olla ei ole nagu enam nagu nii... Tähendab, ma olen sellega nõus, et elus olendil peakski surm pole olema. Või mis asi siis veel peab? Midagi ju võiks. Miski võiks ju kole ka olla, eks. Aga et just millest te räägite, et see on võimalik endale adutavaks teha. Ehk siis pigem elu lõppemine kui surma aldumine. Ikkagi võib ka väga ilus olla, paljud ju räägivad, et kas kellel pole mingit seda kogemust olnud, et kui siin on nii raske, siis tahadeks raskusest ära saada. Ma vahel olen rääkinud, et maailmas pannakse palju miljardeid ka selle peale, et elu iga võimalikult pikaks teha või siis seda surematust saavutada. Siis mingite inimeste gruppides rääkinud, siis on väga paljud enamus räägivad, et ma küll ei taha, meil on kõigil piisavalt palju raskusi elus olnud, et elu sees seda surematust ei taha, aga seda tahavad vanad Hiina keisrid ja maailma tippmiljardärid ja kui sul on nagu elu on väga kihvt mängumaa, kui sa tunned sellest mõnu, siis sa ei taha siit lahkuda. Aga siis see kogu suur see rakurss, mis te arutasite, mis on see surm, et see on hoopis teine rakurss sellel veel, et kindlasti veel rohkem. Professor Maimets pidas ükskord ettekande sellest rakusurmast ja siis keegi rahvast küsis ühel hetkel, et aga
et kust algab elu, rääkisime, et kust lõpeb elu, siis inimesel hästi palju erinevaid rakke sureb erineval ajal ära, eks ju, ja üks on need elutähtsad toimingud, mingid rakudel elavad edasi ja siis keegi küsis, et millal siis elu algas ja siis tegelikult seal kihvtilt mainis tõmbas ise selle ka nii suureks, et tegelikult me ei tea, et keegi ei tea, kust elu algas, et on meil kestev asi, me oleme tegelikult kõik ühe sama elu väljendid, eks ju, et kui me nüüd ei võta väga isiklikult seda minatunnetust, siis elu sisse mingisugune DNA kood käsib kopida samasuguseid asju, et me oleme kogu aeg, see elu elab edasi, eks ju, meie väiksed tükid siit vahepeal pulmitseme sisse välja, aga et see elu jätkub ja mis on siis näiteks kogu selle elu surm, see oleks ka päris palju next level küsimus, eks ju. Et tegelikult elu käib praegu, me oleme siin keskel selle elu osad. Ja, palun. Et kas elu on pigem habras või pigem tugev? Ja küsimus, meil on ma arvan, meditsiinist tuleb huvitavaid vastuseid. Nagu, kui ma pean ühe valima, siis ma arvan, et elu on habras. Et me ei ole nagu keegi millegies kaitstud ja see nagu elu lõpp võib tulla väga ootamatult. Ja samal ajal on neid, kes hästi püüavad ja siis ei saa surma, eks ju, ka. Et vahel on hästi tugev, et mõned on kurvad lood, et need ka näiteks vanainimeste see suitsiid, et ongi see üksinda asjad proovivad kõik, mis nad teavad ja kõige vängimad ravimid, aga siis ei tule välja see 4-3 päeva pärast on see keha kuskil ingitseb ja on poole vigasem, aga ei sure ära, et muidu pidi nende valemtaks surema. Ja siis selle üks mees, kes oli selle autoavarii läbi teinud ja miks minuga ühendust võttis, et oligi kohe sellest suurest crashist, eks ju, tunnelis ja siis oli see kehavälis kogemuse läbi elanud. Ja siis oma nende arusaamades siis pärast kui arutasime, siis ta ütles ka, et tema on oma selgeks saanud, et surm, eks ta tuleb siis, kui ta peab tulema, sest ta käis oma seda autot vaatamas, see oli see kull, eks ju, Vene ajal, et vastu puud mingi hooga, et see oli nagu ikka täiesti tükkideks, tal oli 13 luumurdu ja nägu peast mingid, et need toolased miilitsed või politseid ei saanud aru, et kuidas sealt võis ellu jääda. Ja teinekord mõni inimene komistab ja hästi natukene, eks ole, pead ära ja nagu läinud, siis ta ütleb, et selle nagu füüsilisest kohast, eks see on nagu paralleelselt selle väga täpse mõõtva teadusega, aga tundub ka hea jutt, et siis kui surm peab tulema, siis ta tuleb ja võtab, et inimene ei saa seda ise otsustada, et vahel on mingi kõige väiksem kõks ja on inimene läinud ja teinekord see läheb täis haklihamasinast läbi ja on elus, et tema arvas nii, et kui ei pea minema, siis ei saagi minna. Birgit, jah? Aga et see on see, kui me seda lavastust tegime, et siis meil öeldi, et ikkagi igal inimesel on õige hetk, millal surra. Isegi kui sa oled nagu haige või et alati on nagu üks hetk, kus keha otsustab ära surra, siis on see küsimus, mida me selle teadmisega edasi teeme, et kas me laseme inimesel surra, ma ei tea, kas siis väärikalt või väärikamalt või kuidagi, ma ei tea, aga kuidas on ikkagi sellega, et me räägime, et me ei saa otsustada enda surelikkuse üle, väga paljud saavad paraku, kui me räägime enesetappudest, et nad võtavad selle otsuse enda kätte, aga jah, see debatt siin Eesti Vabariigis, mis nagu on alles nagu lapse kingades, et kas eutanaasia abistatud enesetapp, et kas meie nagu ühiskonnal oleks valmis selleks, et me aitame inimestel väärikalt surra, et kas see on miski, et kas see väga palju kardetakse vist ka seda, et kui surmast rääkida, et mitte ainult, et enesetappude arv tõuseb või kuidagi, vaid et me ühiskonnana ei ole valmis sellepärast, et kui me täna räägime surmast, siis homme me räägime eutanaasiast. Hästi nagu vägivaldne nagu sild, aga sellist silda kardetakse, aga kui võtta nagu poole peale minek, et võib-olla eutanaasia tõesti, võib-olla ei ole valmis, aga abistatud enesetapp ka, et kui me lavastusega me käisime ka seal Berhi Diakoonia haiglas, et ka seal nagu need inimesed ütlesid, jah, et me ei ole valmis eutanaasiaks, muidugi selleks debatiks ei ole, aga lihtsalt, et aidata inimestel väärikalt surra, kui nad seda soovivad. Et kas see on miski, kas see sild on olemas, et lähme siit surmast hakkama vaikselt rääkima, et kas me jõuame kunagi ühiskonna ja kas me peaks jõudma sinna,
kohta, kus aidata inimestel väärikalt surra, enne kui neil tekivad lamatistest haavad ja siis nad kuskil seal. Et ikkagi et kui elu lõpp tuleb väga valuliselt ja on teada, et tuleb raskelt ja keeruliselt, et jah. Muidugi teine pool on see, et kui me saaks need inimesed aidata väärikalt surma sellega, et me aitame nende elu lõpus väga palju, et pakume neile hingehoidu, pakume neile valuravi, pakume kõik, aga ikkagi on võib-olla kordi, kus see valu jääb, kus kõik palju sa nagu annad. Et kas me peaks rääkima sellest, et hästi keeruline küsimus. Ma ei suutnud sõnastada, aga nagu umbes saad aru, mis ma küsin, eks ju? Jah. Tegelikult ikkagi mina alustaks ikkagi sellest punktist, et selleks, et kui meie küsimus on sellel, et kas aidata väärikalt surra, siis ma arvan, et enne seda me peame küsima, kas me oleme kõik teinud selleks, et aidata inimestel väärikalt elada. Ma arvan, et kui ühiskonnas meil on väga suur probleem selles, et me ei aita üksteist, me ise võib-olla ei oska seda, et meie elu selline ülesehitus on selline, et me võib-olla ei toeta piisavalt, me ei ole üksteisele olemas ja selle tõttu ka inimese jaoks ka see surm ja need valud ja asjad on nii palju hirmutavamad. Kas või see sama, et kui me teame, et lähedase füüsiline puudutus võib väga palju leevendada valu, eks ole. Aga samal ajal me oleme ühiskonnana kaugenenud sellest, et me puudutaks või et me oleksime kõrval näiteks oma lahkuval lähedasel, mis on ka muidugi oluline, et me oleksime kõrval küll, aga siis sel juhul ka valmisolekus, eks ole. Ja selleks, et inimene et me ei peaks nagu nii palju kohe hakkama seda küsimust nagu asetama sinna, et kuidas on väärikas surra, oleks vaja tõesti mõelda ennem läbi, nagu, kuidas me saame teha meie kõigi elu nagu igapäevaselt nagu selliseks, et ta on inimväärsem, et ta on toetatud ja see nagu oleks kindlasti ka see küsimus, millega ka see sama suitsiidide teema oluliselt nagu kuidagi aidata nagu sellel nagu pisut leevenduda. jah, et ma võib-olla võtan siit lihtsalt otsa üle, et ma olen ka nagu täiesti nõus sellega, et ma arvan ka, et see esimene küsimus tegelikult on tõesti see, et kas me tõesti oleme teinud kõik, et see elu lõpp oleks nagu võimalikult nii-öelda see valuta, et võib-olla valu on alati see, mida inimesed kõige rohkem kardavad, aga muidugi seal on väga palju muid asju nii-öelda, mis neil võivad tekkida. Et ma arvan, et nagu tänases kontekstis, kui me räägime nendest riikidest näiteks, kus eutanaasia on nii-öelda seadustatud, et ütleme, need on ka riigid, kus tõesti see nii-öelda selline palliatiivravi aspekt on tegelikult väga tugev, et ütleme Eestis meil ikkagi on sellega väga palju probleeme, et mina töötan küll regionaalhaiglas, et meil on olemas nii-öelda see palliatsiooni meeskond, kes teeb nagu suurepärast tööd, aga kindlasti sealt on väga palju inimesi puud ja kui me vaatame kogu Eesti konteksti, et tegelikult mingil määral see abi nagu kõigini ikkagi sellel tasemel, mis ta võiks olla, ei jõua, et see on kindlasti nagu see koht, millega me oleme tegelikult praegu ikkagi, mille nimel me peame ikkagi väga palju tööd tegema. Ja ütleme, et mingil määral ka, et võib-olla nagu inimestel on nagu hästi suur hirm selle ees, et mis need nagu hakkab ees ootama, nad tihti küsivad juba alguses, ütleme, kui neil ei ole võib-olla veel mingid sümptomeid ja me alles hakkame ravidega peale ja nii edasi, et ma muidugi räägin jälle väga enda eriala kontekstis, aga tegelikult, et neil on need hästi suured hirmud, aga tegelikult, et võib-olla ongi, et kui me sinna etappi jõuame, et siis meil ikkagi nagu meditsiiniliselt on väga suur võimekus neid sümptomeid nii-öelda maha nii-öelda leevendada ja ära kaotada ja mingil määral ka ütleme, kui me näeme, et need muutuvad sedavõrd talumatuks, et siis me mingil määral saame ka ise seda protsessi kiirendada, et see, et ma ei nimetaks seda eutanaasiaks, et see on lihtsalt selline loomulik viis, kuidas ikkagi neid nagu piinu vähendada, et ma arvan, et see on nagu pigem ka nagu see oluline aspekt nagu enne seda, kui tegelikult üldse nagu minu meelest arutada selle teemal, kas me peaksime selle seadustama või mitte. Jaa, väga nõus. Mina jällegi arvan, et kui me arvestame seda maailma arengut, meditsiini arengut, tehnoloogilist arengutaset, siis see on lõppude lõpuks igal juhul nagu möödapääsmatu. Et seal on nüüd selle mitte ainult patsiendi, ehk siis ühe isiku enda nagu otsuse võimekus juures, sest meil tehnika areneb nii hästi, et kui me nüüd ei saa seda ei rahaliselt ega ka loogiliselt maailma ressurssidega kõigile anda, et millal me et nagunii, eks vahepealt arstid võtavad ka mingeid otsuseid vastu, ühesõnaga, et inimene enam
naturaalselt tänapäeval ei sure, seal on kõik kellegi otsused taga, et üldse kas või millist ravi pakkuda, kui kõrgel tasemel, kui suure ressursi me paneme, kui on võimalikult või vähe aega jäänud, et nagunii peavad mingisugused otsused olema või tehnikaliselt nii hea, et siis kui me tahaksime, me saaksime hoida hästi palju lihakehasid tükk aega tiksumas, eks ju, et kas üks voolik küljes, 2 voolikut küljes, 3 voolikut küljes, et miks on see parem, et kui siis seal keegi teine võtab otsuse, millal see inimene võib ära kustuda, kui ta enne on veel ise näiteks otsuse vastu võtmise võimeline, aga seal on hästi suured juriidilised eetilised küsimused, aga me tulevikumaailm ei pääse sellest nagunii. Ja seda, kui seal riigid, kellel on rohkem ressursse, seda rohkem läbi uuritud on näha, et kui katoliiklik Hispaania võtab selle eutanaasia lubamise vastu, et seal on päris arenenud riigid ei pääse sellest. See on hoopis teine küsimus, et kui vähe Eesti haigekassal raha on ja kas me nüüd kõiki neid arstkonda õpetada saaks, aga me ei pea ka arvama, see ei tule mingi laviin eutanaasiaid peale, et nüüd hakkavad tuhanded tapma, ma arvan, see hakkab nagu 1-2 ja siis millalgi saab esimene 100 täis. Aga see inimene, kellel on viimased 6 kuud, olen kuulnud väga julgetest perekondadest, kes on aidanud oma ema või vanaema nagu ka mingi keelatud ainetega nagu paremini tunda, sest et tal on see häda nii suur ja on neid piinasid elu täis. Ja siis see teine asi, millest ma ühe selle kolumni ka mõtlesin, kas kirjutada seda mitte, aga mina ise sinna järeldusele jõudnud, et ta maailmast lugenud, maailmast uurinud, kuuleb Eestist ka neid, et see sama asi, see vana inimeste salaja tehtel ise suitsiid, see tuleb samast asjast. Me kas või mõned, kes jätavad ainult söömata, proovivad ennast surnuks näidutada, siis proovivad mingit ravimitega ennast ära tappa, et neil on kõigil see sama häda. Nüüd, kui sul on lubatud eutanaasia, jah, et meil on võib-olla algul see ressursi küsimus, aga see, mis ma Hollandis seal õppisime, olime seal bioeetikas, seda arutasime, siis meil tuleb see inimene hakkab ju kõigepealt, kui ta taotleb, ta peab selle ühe arstiga siis läbi rääkima, siis pärast peab saama, eks ju, veel teiste selle kinnituse. See tähendab seda, et ta näeb seda mitut spetsialisti, kes siis, kui on vähegi võimalust, annavad talle igal juhul kõik 10, vaata, et siit sa saaksid niimoodi veel edasi elada, siit sa saaksid niimoodi veel edasi elada, et pigem see võtab isegi vähemaks neid, kes muidu ise kobades lähevad endale kätt külge panema. Et selle otsuse võimekuse toomine selle isiku enda lähedal minu arust nagu nii pagana oluline, ühesõnaga tulevikus nagu nii möödapääsmatu. Ja isegi selle religiooni poolt, et on erinevates maades erinevalt lahendanud, aga kihvt on see, et need apokrüüvades on üks Jeesus, need on need sellised raamatud, mis Uude Testamenti seal kaanonisse otsustati jätta nagu kõrvale, need on ikkagi olemas, seal on ka kuskil Jeesuse lause, kes ütleb otse, et kui inimene ikka nii hädas on, et üldse ei saa olla, et siis parem võib lasta tal ära surra. On isegi, täpselt ei mäleta seda lauset, et leiab ka religioonist selle nagu õiguse sinna, sest muidu on jah, et katoliku kirikul on otsene mingi akt vastu võetud, et eutanaasia kindel ei, elu on püha. Et ise võib surma, neil on isegi tegelikult seal mingi lisalause, mida tahast öelda, et ise võib surma endale kaela tuua, kui sa märtrina ja siis mingi usuvendade kaitseks või mingi õigustus on antud, eks. Aga et selle lihtsalt me peame otsustama, see läheb hästi huvitaks, inimkond peab võtma vastu, või peab suutma vastutada, sest me peame otsustama, sest keegi peab ikka otsustama, et mitte kui kaua ja milliseid voolikuid sa taga hoiad, sest et neid tehniliselt on võimalik palju rohkem, eks hoida kui praegu. Ja siis need hädas inimesed vajavad seda, et kui ühiskonnas ei ole lubatud ja mis ma selles kolumnis kirjutasin, et see oli 90-tel juba autori nimi läheb meelest ära, kirjutas raamatu Final Exit, mis algupooles paljudes riikides keelati ära ja kirjutas õpetuse, kuidas ise nagu kodus põhimõtteliselt endale eutanaasiat teha, sest teie riigis ei lubata seda ja see raamat müüs ülipalju, ülihästi. Ja need riigid, kes algul selle ära keelasid, on nüüd kõik võtnud eutanaasia vastu. Ma ei tea, kus maal Prantsusmaal ta lubas, et president ütles, et see sügis võtame vastu, aga me pole praegu vaadanud, kas need muid jamasid on olnud. Aga ühesõnaga, Prantsusmaal ka üks, kes keelas algul. Aga mis see raamat näitab seda, et vajadus inimeste enda seas on nii suur, et kui seda kuidagi tehniliselt reeglitega ära hoida, see on nii umbes, et isegi kas suitsetada või mitte, või kas kiirust ületada või mitte, et kui riik mingeid asju võib reguleerida, et siis see on nagu inimese isiklik suhe kõiksusega, et kuidagi on nagu raske reeglitega seda kinni panna. Ma lihtsalt ütlen nii vahel, et ka kui me sellest surmaga seda laostuseks uurimist tegelikult ka me saime aru sellest, et need riigid, kus eutanaasia on lubatud, siis inimesed seal nagu teevad seda vähem.
nagu nad teavad, et see on neil võimalus ja selle võrra nad nagu kuidagi nagu on see hirm väiksem surmas, et ma võin selle ühel hetkel ise ära katkestada, kui ma soovin. Aga jah, see on nagu hästi huvitav, et või nagu niisugune abistatud enestab üldse niisugune nagu elulõpu küsimus, et see on see patsiendi testamendi küsimus. Et ma ise ka avastasin nagu enda jaoks, et tegelikkuses, kui me räägime üldse nagu abistatud enesetapust või sellest, et mis mu siis elutahte avaldus on, et see täpselt tegelikult ju, me ei kunagi räägi sellest, kuidas me tahaks surra. Me räägime sellest, mis viisil ma olen valmis elama. Et see tegelikult see patsiendi testament ju samamoodi tegelikult on nagu väga elujaatav asi ja üldse see surmast rääkimine, et mis on need tingimused minu eluks, et mis on see olukord, kus ma soovin, et mind ei elustataks näiteks, et mis hetkest ma ei soovi, et keegi teine mind tagasi tooks. Et hästi nagu, see on nagu tore lugu, selles mõttes oligi tore lugu ja need, kes meile rääkisid, ütlesid, see on tore lugu, et ka, et üks arst oli ka siis nagu Hiiul nagu ta oli juba sondiga toitmine, ta oli nagu teadused, ta oli nagu elu lõpp ja masinad hoidsid teda töös. Ja siis nad otsustasidki, et nüüd on see aeg, et võtame siis sondi ära, aga siis väga tihti vist, ma saan aru, et juhtub see, et kui sa lõpetad toitmise, et siis inimene võib tulla teadvusele. Ja tuligi teadvusele, see arst, kes oli niisugune nagu elukogenud arst, tuli teadvusele esimene asi, mis ta nagu suutis öelda või kirjutada, oli see, et lõpetage toitmine. Et kuidagi, et see tahte küsimus on nii suur ja nii tore, et nagu mulle ka tundub teada, mida keegi tahab enda elust või enda elu lõpust, et siis võib-olla, et siis see võib-olla kuidagi, kui me ühiskonnas jõuaks selleni nagu debatini, siis tegelikult võib-olla see abistatud enestapu debatt nagu laheneb ise ära. Et kui palju meil on tegelikult inimesi haiglates, keda võib-olla hoitakse elus teise inimese tahtega või et keegi ei julge otsustada või keegi tunneb, et kes peaks otsustama, et jah, siit küsimust ei tulnud. Ma sellele lisaks, et mul on isa on loomaarst ja me just nädalavahetusel rääkisime sellest, et loomadel on ala selline 5 nii-öelda tingimust, et mis neil peavad olema tagatud, et nad peavad saama süüa ja joosta ja liikuda ja nii edasi. Ja miks loomadel ka see eutanaasia on natuke lihtsam, aga vahel ka ei ole. Ta näiteks rääkis ühe loo, kus ka on vene siis koeraomanik ja tal koeral mõlemad silmad tuleb nii-öelda ära opereerida, ehk siis see koer elab edasi, vana koer ka juba elab edasi lihtsalt nii, et ta ei näe. Ja siis tekibki see küsimus, et okei, et kui sul on omanik, et siis sul on ikkagi, ja kui on tema soov, et loom elab edasi, et siis ta ikkagi elab edasi, aga tegelikult on see, et see on nii-öelda omaniku enda võib-olla selline egoism natuke, et tegelikult see loom enam ei saa elada seda täisväärtuslikku elu, ta on vana ka juba, aga jah, tekibki just see egoismi moment ja just, aga loomade puhul on see eutanaasia natuke nagu nii-öelda kergem teema või seal on nagu pisut kergem otsustada seda. Just, et inimelu puhul, et kas me saame nagu inimelu väärtuse või väärikuse panna selle külge näiteks, et kas mul kõik meeled töötavad või et kust maalt nagu hakkab see, et minu elus on see väärtus ja kust maalt on see väärikus ja nii edasi, et see on nagu hästi, hästi tõsine teema, et neid küsimusi küsida ei ole kerge, sellepärast ei ole ka neid lahendusi leida kerge. Te olete siin palju rääkinud, kuidas te olete kokku puutunud surmateemaga oma elus ja ma tahaks seda küsida, et kuidas te nii-öelda ise selle nii-öelda üsna sünge teemaga, et kuidas te sellega nii-öelda hakkama saate, et te olete siin, te räägite sellest, et mis te teete selle jaoks, et kuidagi hoida ennast nii-öelda kaine mõistuse juures? Minul oli see päriselt ka lugesid, ma nagu paar korda alla andnud või paar korda selle äärepealt, kus ma arvasin, et ma olen surnud ja ise sellist müstilist kogemist kuhugi maani, kogemist hoopis teise perspektiivi lõi elule vaata, et sa oledki, et siin, et kui sa ajad, tuli isu selles maailmas tegutseda üldse niimoodi või kuidagi aru saan, et nagu proovida anda siia maailma nii kaua, kui ma olen olemas. Ja siis, kui kuskilt selle tagant keegi maha laseb, siis mis vahet selle, ma ei saa selle vastu midagi isegi teha, eks ju. Et surm ja elu pole need kõige suuremad küsimused minu jaoks, vaid et mida sa täidad või mis sul see äkt on siin. Ja siis, kui sa suudad, kurvemaks teeb mind see, et kui ei tee ise mingit head äkti, aga siis, kui tegu, natuke raske seda äkti ambivalentsust tõlkida, aga et siis, kui tuleb, ei räägigi enda surmast, aga see enda kogemus nagu nii
aitas ja tegi mingi laiema pilgu, et ei ole morbiidne absoluutselt üldse mitte. Ja siis, kui ma nüüd kogun ja neid nii palju nende surmalist kogemust ja neid lugusid lugenud, on nagu nii inspireerivad ja teevad nii teise pildi või toetavad seda juurde, et ma vaatan seda nagu täielikku normaalsust, eks ju, sest selle asja pole olemas, et keegi ei saa surma, see on nagu nii me saame, et ei ole üldse see morbiidne kole, isegi siin, sest minu ümbert on see morbiidne kole täitsa ära kadunud, siis ma saan aru, et kui küsimuses on see, et inimestel on ikka alles seda vana asja, ma olen kogemata tõesti üle söönud sellest infost ennast, eks ju, aga et ei olegi nagu millegagi võidelda, et see on nagu normaalne asi, et üks sured ära. Ei oska absoluutselt, eks ju, karta. Jällegi kunagi sa ei tea, kui ma praegu mõtlen selle peale, aga kui ma kodus just sohvas tahaks normaalselt olla, siis keegi tuleb püssiga tuppa ja siis ma hakkan kartma jälle. Aga üldiselt ei olegi seda morbiidsust või kuidagi see psühholoogiline suhtumine sellesse see enne nagu uue käigu, kui ma sellega akadeemiliselt läksin tegelema. Ja. Nagu mina enda erialale mõeldes, siis nagu seal on kindlasti nagu mitmeid aspekte, et ma arvan, et meil on ka väga hea tiim, et me tegelikult nagu hästi palju omavahel räägime ja peegeldame ja kuidagi saame omavahel hästi palju jagada, mis annab kindlasti kuidagi nii-öelda kergus nagu selles töös ja meil tõesti on väga palju musta huumorit, mis hoiab meid ka nagu väga joonel, et haigla peal ka vahel kuidagi nagu me käime alati nagu koos söömas näiteks ja siis et kolleegid vahel mõtlevad ka, et kuidas me saame nii palju naerda näiteks koos, et me teeme sellist tööd. Aga kuidagi ma arvan, et see on nagu väga oluline ja mingil määral ma mäletan, kui ma alustasin, et mul ikkagi, ma mäletan mingid lugusid, et muidugi on haigeid ju ja inimesi, kelle lugusid ma elan nagu enda jaoks, kes on nagu puudutavad võib-olla rohkem ja keda elad nagu võib-olla ka nagu raskemini läbi ja vahel tunned ka, et mingi osa sinust endast nagu sureb ka koos nendega. Aga kindlasti nagu alguses ma nagu märkasin mingid kordi küll, kus ma võisin nädal aega nagu elada mingi patsiendi lugu nagu hästi sügavalt läbi, aga ühel hetkel võib-olla sa ehitad ka mingisuguse seina, et mingil määral iga igal patsiendil on see nagu tegelikult see väga kurb ja raske lugu. Aga kuidagi sa õpid nagu sellega ikkagi toime tulema. Ja ma arvan lihtsalt, et selles erialas, et see võib tunduda nagu inimestel hästi morbiidne, aga tegelikult ma arvan, et selles maailmas on ka hästi palju elu ja kuidagi väga palju võib-olla seda, mida me muidu ei koge ja võib-olla see paneb mind ennast ka nagu enda muus elus nagu kuidagi võib-olla rohkem mingeid asju väärtustama ja samal ajal nagu näha ka võib-olla nende haigete puhul, et millised nad nagu selles olukorras on ja et see on tegelikult ju alati selline pikk protsess ja meil on ju ka väga palju võite seal sees kogu aeg ning ravid lähevad ka aina paremaks ja patsiendid elavad nagu palju kauem, et tegelikult see on nagu äge eriala ja kuidagi ja ma arvan, et mul endal lihtsalt on väga suur nagu huvi ja selline missioonitunne sellega, et see kuidagi nagu hoiab nagu rivis. Jah, ma arvan, et mul on nagu mitu aspekti, mis aitavad hoida. Tööalaselt kindlasti on oluline osa ikkagi väljaõppel, et hingehoidjad peavad oma väljaõppe käigus ka väga palju ikkagi saama seda teadmist, et kuidas enesehoolitsusega tegeleda. Ja see tähendab seda, et ma ikkagi teatud mõttes ühel hetkel ma panen selle ukse kinni, et ma ei kanna kogu aeg täiel määral nagu kaasas neid lugusid, mis on just puhtalt nagu tööalased, et mõnes mõttes ma pean selle eralduse mingil määral tegema ja ma pean väljaspool väga palju tegelema nende asjadega, mis mind siis teistpidi nagu kuidagi täidavad. Teine osa ikkagi on sellest sama töö selline väga suur ja ülev ja selline armas aspekt, mis kõige sellega tuleb, mida inimesed, mina ju kuulan nende lugusid väga palju, et need lood, need on nii soojad, need on alati nii erilised ja mõnikord selles loos, selles, mis on tema jagab, usaldab oma elukildu, oma seda eluosa mulle ja selles võib olla selline vägipeidus, et mul tuleb kohe meelde üks ema, kes peale poja kaotust kogu aeg käis tema juures üks
liblikas, kes tema peale langes ja niimoodi. Ja siis ta nagu rääkis sellest, kuidas sa aitab tal kohata nagu uuesti oma poega. Ükskord ma olin tal siis külas jälle ja siis tuli see liblikas jälle sinna, ma ei tea, kas see tõesti oli siis see sama liblikas ja nii. Ja siis järgsel hetkel tuli see liblikas minu peale ka ja nii edasi. Siis ta rääkis, et näed, et sul on ka nüüd kontakt minu pojaga ja nii edasi. Või siis teine lugu, et kui ma olin haigla praktikat tegemas, siis seal oli üks vana mees, kes oli nii, et tegelikult temaga ei käidud enam üldse rääkimas, sest tal oli väga raske üldse rääkida, tal olidki kopsud olid väga läbi ja nii edasi, ja ta nii väga tahtis minuga rääkida, ta nägi, et hingehoidja tuli sinna nii, ja minul oli ka see mõte, et oota, mulle öeldi, et see patsient enam ei räägi, et kas ma ikka nüüd lähen päriselt nagu siis tema juurde. Ja siis ta hakkas mulle rääkima neid sõjakoledusi, neid mälestusi, et oma venna ja kõigega seoses ja nii edasi. Ja iga natukese aja tagant, see kuidas ta käis ja tõmbas seda, ma mõtlesin, et nii, nüüd ta sureb selle lause peale ta sureb nüüd mulle. Tegelikult sel hetkel ei surnud, aga tõesti ta oli järgseks korraks surnud ja see on see, mida mõnikord ka arstid ja õed niimoodi kardavad, et hingehoidja läheb ja inimene on pärast surnud. Aga väga tihti selliste lugude puhul inimesed on terve elu, nad ütlevad, et ma ei ole saanud isegi oma lastele, kellelegi ma ei ole rääkinud. Ja sa kannad seda enda lugu terve elu vangistatuna nii-öelda enda sees. Ja milline vabandus ja vabadus kergendus see võib olla, kui sa saad lõpuks kuskile selle välja anda. Ja siis sa saad ka rahus tegelikult surra, siis sa saad rahus minna. Ja need on sellised hetked, mida neid lugusid ja igasuguseid erinevaid mõtsi on nii palju erinevaid, mis samal ajal ka täidavad, et selles samas traagikas on sees ka midagi nagu väga erilist ja väga ilusat. Et see on kõik see professionaalne osa, mis ka nagu samal ajal ka toetab, see sama inimeste tänulikkus ja nii edasi. Ja teine osa muidugi, mis ikkagi jällegi tulles selle juurde, et mis mu enda taustsüsteem, väärtuste süsteem on see maailm, kuhu mina nagu kuulun, et hingehoidjal see sama uskumus, et me elame maailmas, mis on loodud, langenud, lunastanud, eks ole, ongi maailm, kus on korraga nii kannatused kui rõõm, surm kui elu, et kui ma olen selle enda jaoks nii lahti mõtestanud, siis see ongi see, mis toetab ja aitab mul nagu toime tulla. Eks vahel või minu jaoks sinu jutu sees ja tegelikult sul ka, et palju, kus ma tunnen kurbust ja õudust, koledust ongi nagu, kui kuuled väga koledaid ja ebaõiglasi juhtumeid elu seest, eks ju, et seal ei ole see surm kõige tähtsam, aga hoopis vastikuma tunda või halvema tunde teevad, kui mõne inimese väga halvasti läinud lugu kuuled või on kõvasti petta saanud ja mingit ilgelt koledat ebaõiglust täis ja siis on suke nagu halb tunne, eks ju. Aga tegelikult need ebaõiglused lood, need on samuti, nad on koledad, nad on ebaõiglused, nad on väga, väga halvad. Aga olgu nüüd tegus ka tõesti mitte surijatega ja nii edasi, et ma töötan, minu peamine spetsiifika on tegelikult töötada psühholoogilise traumaga inimestega. Jällegi see sama, et inimene nagu tunneb seda mõnes mõttes ikkagi kergendust, kui tal on ajaga võimekus nagu luua sellest, mis tema elus on toimunud, mingisugune narratiiv, et see ei ole midagi ähmast, midagi segast kuskil, mida ma kogu aeg pean nagu alla suruma. Ja igal juhul, kui välja saab rääkida või võib põrgatada, siis mõtled, selle küll. Ja, kas on veel küsimusi? Ja, mul on siin tükk aega kuklas käinud just kui see mõte, et kui sellel teemal rääkida või kuidas, kas siis tonaalsusega või kuidas peaks olema pressitunnetus, et me saaksime rääkida sellel teemal, et kui oleks selline kõikvõimas võimalus teil algatada uut kampaania või siis mingi uus traditsioon, siis mis teeks teie arvates meie elu lihtsamaks sellel teemal rääkida? Ma arvan, ma teen seda ise, see on tunde järgi pidev õppimine, aga selle Pauguga seda traditsiooni küsimus on huvitav, ei oska. Ja paljudes kultuurides on alles täitsa suurtes religioonides, aga mingid erinevad budistlikud toolid on mingid ikka nädalased ja paarinädalased surmafestivalid iga aasta. Tunduks narred hakata seda soovitama. Võtaks ikka pikalt selle asja ette.
ja väga erinevad maailmas ja erinevatel aastaaegadel ja siis need kohad, kus on see kristlus üle käinud, siis see lepiti see hingede päev ka kokku, see ka katoliiklik kirik kunagi, et nüüd on see päev, see 2. november. Aga jah, et ma nagunii seda isegi teengi ja siis saabki, et millises toonis saab rääkida, mida minu see peatoimetaja ajakirjas eelmine aasta algul ta nägi ise, väga tark naine, et see on nagu väga teema, et tahaks, et nende juures kirjutaks sellest, aga siis kui see esimesed need välja tulid need jutud, siis ta ka kartis, kuidas võtab vastu see lugejaskond, aga võttis väga hästi võtta, et väga tahaks lugeda, et üldiselt see tegemine on juba traditsiooni peale peab mõtlema. Traditsiooni ei saa nagu nüüd kobaga alustades nüüd kukub ära, 1 aasta on ja see läbi. Just alaid, et saan 33, kuulutan kõigile, mis mu patsiendi testament on, et ma olen õnnelik, ma olen nagu noor, aga ma olen mõelnud surmale ja et ma tahan, et tuleks orkester, kui on meil ärasaatmine, ma tahaks saada tuvastatud, et kuidagi, et nagu seda hetke tuua, ma ei tea, et ma tähistan seda hetke või et 33. sünnipäeval ma tahaks siis nagu jagada maailmaga või ma ei tea. Selles mõttes, eks ta kõlab natuke triviaalselt, et hurraa, alustame sotsiaalkampaaniat, aga ma mõtlen, et nagu, mis on see nagu eluline samm, mis on käega katsutav, et davai teeme ära või et 2. november hingede päev, et võimalus rääkida vanematega. Ja 2. novembri sisu, eks ju, aga kähku ei saa seda ka muuta, kuigi see on ka jah, aga niisugune meil jälle, kus vahepeal see Nõukogude Liidu aeg oli ja nüüd on see, et kuigi ta on päris paljudes peredes niisugune ilusasti hingeline, siis ta kuskil meil on ka selline natuke nagu raske hingeline, eks ju. Meil ei ole jah seda ühtset toetuspunkti, seda oleks küll vaja. Aga hästi huvitav on see, et kui juba rääkida surmast, ülitore, no isegi oma vanaemaga rääkides, ülitore. See ikka algab kuskil, et keegi naaber kuskil vaikselt suri ära, tal mingi vanem inimene ja siis hakkad rääkima, siis on ülitore, et jah, et ma ei tea, kas 33 võib-olla isegi liiga hilja surmast rääkimiseks, et mis hetkel me oleme valmis rääkima surmast, et eks see sõltub hästi palju inimestest ka, et nagu ega seal vist ei ole mingit vanust, et sest ju laps saab surmast teadlikuks, mis ta 4 või 5 või siis nagu hästi noore seas, kus ta tegelikult juba tahab rääkida surmast või nagu, et see elu lõpp tegelikult meil väga looduslikult ja loomulikult tekib ükskord teadvusesse, kui me saame teadlikuks iseendast, siis me saame teadlikuks iseenda suremisest või surelikkusest, ütleme nii. Et jah, et võib-olla siis nagu kui vanemad saavad, siis nad saavad lastele rääkida, tegelikult sa ei eraldi rääkima, kui see on sul peres olemas vabalt enna. Et mult on ka ikka aeg-aeg keegi küsinud, et neil lapsel tuli see suur surmahirm, ma ei mäleta, äkki keegi suri peres ära, aga võib-olla 6-7 aastane, et mis me lastele ütleme, siis ma ka ei ole lõplikult tark selle alal, aga mõtlesin, et kas te ise, kuidas te ise suhtute, kuidas te teate, et vanemad ise võiksid isegi mitte päris suvalisi, aga nagu erinevaid raamatuid lugeda, et kuskil on keegi kirjutanud niimoodi surmast, keegi teine teistmoodi, et kui ise selle teemaga tutvute, teie ajus tekib rahu, siis see tuleb lastesse ka edasi, eks ju. Just, et lastega peab kindlasti surmast rääkima ja lastega tuleb rääkida surmast eakohaselt, et tajuda ära see, millal on nende huvi ja millise väga hea raamatuga, muideks selleks olemas eesti keeles pisike raamat, et väike raamat suurest leinast, et see ongi just need põhimõtted, et kuidas nagu lastega leinast rääkida. Ja kindlasti on hästi oluline osa sellest, et me ei hoiaks nagu lapsi eemale, aga mina olen ka näinud seda, et tihtipeale ka lapsi ei taheta matustele. Tänasel päeval on tõesti selline, mul oli endal Austriast üks lähedane tuttav, kes oli sükene, ta oli 20-ndatesse jõudmas just. Ütles ta elu sees ühelgi matustel käinud ja pole nagu lapsena ei räägitud ka sellest ja kuskile kaasa ei võetud ja nii edasi. Ja tal on tohutu surmahirmu teema kogu aeg ja ta näeb öösiti unes kogu aeg nagu surma ja nii edasi. Ja ma arvan, et tõesti, et kui me ei puutu sellega nagu üles kasvades ja nagu oma elu jooksul normaalselt üldse kokku, siis ongi jah tõesti, et see surmahirm saab kuidagi nagu võimendatud siis nagu mingites teistes tasandites. Ja nii naljakas nii lähedal, just ma jälle, et see uuesti kordan ka, et see nõuka asi on päris palju siin muutnud ikkagi, et soomlaste juures siin lähedal käis, siis seal käisingi mingis 2 asja esinemas seal. Ilmast siis mingid naised pärast rääkisid ja siis
oota, mida, et teil Eesti, kuidagi ütlesime selleks lause, et meil ei, inimesed ei julge, et kõigil on nutitelefon taskus, aga matustel ei julge kõigil viite Eestis teha, lapsi ka ei võeta. Mida kõik naised võtsid telefonid välja, vaata, käisid matused, mis käivad selle ümber aval küll, nägi last pole, seisa sinna, siin teen pilti ja koos fotografeerimise lastega kõik seal ees mingid videod ja asjad. Ja nii vabalt võtsid, vaata, sest meil on küll, et tema oma mingi suguvõsa kandist teab, et enamustel on nii vaba, vaata, et lapsed jooksevad ringi ja see on huvitav, et mina lapsena ka ikka meil oli suur puidust kirst, mis oli täis pilte ja siis me lappasime neid pilte ikka, mida teed, eks ju, ja siis tuleb see matuse pilt, see kõik nagu, ma olen ka seisnud kirstu ääres, mis sa teed seal? Nutad? Kas sa üritad naeratada nagu? No, et kõige ebamugavam pilt, mida teha, surnukeha on su ees, ja siis kõik seisavad kirstu ääres, siis öeldakse, mis öeldad? No, pildistan, et see on niisugune, aga need pildid on üli olulised minu kasvamises ka, et see pildid jääksid, et ma näeks seda surnud, kuigi see tundub hästi hirmus ja niisugune nagu jah, et siis võib-olla see on ka äge ühel hetkel seal kirstu taga olla ja mõelda, vau, et see on see mälestus, mis minust jääb siia matustele maha ja mina saan selle tunde kaasa võtta ja sellest nagu juhtida ennast. Ja, me elus saame, et kus me millegagi seosele ja rahu teeme, on vaja nagu mitut infokildu, mitte ainult ühte, siis on üks, siis on teine, siis on kolmas. Ma ei tea, kas te tahtsite talle veel vastata? Mina mõtlesin korra jah, minna sinna kampaania juurde tagasi, et ma mõtlen, et ma ei tea, võib-olla siin oli, et kõik räägivad oma lähedastega surmast, aga ma arvan, et see esmane kampaania võikski olla see, et me proovime enda pere ja võib-olla kõige lähedasemate sõpradega nii-öelda sellest rääkida või tekitada see oma surmatestamendi või patsienditestamendi pidu või mida iganes. Et võib-olla see on nagu see, kust võib-olla on kõige lihtsam alustada ja siis võib-olla see muutub ka rohkem normaalsuseks mingis suuremas grupis. Sellest on nagu jõulud teisiti. Ma iseenesest arvan ka, et just see lähedastega rääkimine, aga ma tooks siia selle nüansi, et tegelikult ma arvan, et lähedastega on kõige raskem surmast rääkida. Et see on just see teema, et mida lähedasem inimene on, seda raskem on sellistel teemadel tegelikult rääkida. Et mina võin ka täiesti puht isiklikust kogemusest öelda, et mul on oluliselt lihtsam rääkida, see ongi normaalsus ja reaalsus minna mul rääkida oma klientidega sel teemal, aga minna rääkima seda oma vanematega või ma ei tea, kas ma peaks minema koju ja ütlema, mul on 4 last, et ütlen, et täna õhtul teema on surm, aga tegelikult oli küll, et nad teadsid, et ma tänagi, et ma tulen siia sel teemal rääkima ja nii edasi ja teismeline tütar enne minekut ka siis soovis edu mulle selles. Ma mõtlesin pärast ka siis surmalavastuse nägemist, et hästi keeruline seda teemat tõstatada näiteks oma vanematega, et nii, aga kuidas siis teiega lood on? Nii, et ma võin nagu enda kohta rääkida, aga et nagu see, ei ole kunagi õiget hetke sellest rääkimiseks, aga siis mõtlesin, et vau, kui hea turundusnipp, et nagu kutsun vanemad teatrisse, et palun, et nad vaataksid ära selle teema käsitluse, kus siis tuleb ka see, et kui oluline on mõelda selle peale või nagu ei ole õiget hetke, et räägime praegu. Kuidas lavastus meeldis ja mis mõtteid tekitas või kuidagi nagu läbi selle, et sa nagu, et mul on nagu hea meel, et Birgit selle teema meile teatrisse tõi ja selle lavastusele on nagu hea meel. Et ma päris mõtlen, et mul on nagu võimalus läbi selle avada see ülikeeruline vestlus, mis ei tohiks olla keeruline, aga millegi pärast, et kuigi, ma ei tea, viisakuse või eetika kohta võid elu jooksul palju õppida, siis sul ei anta seda käsiraamatut, et kuidas lähedastega rääkida, kuidas sõbraga rääkida, kuidas rääkida inimesega, kes on just kellegi kaotanud, et kuidagi kõik need argised teadmised, mida sul tegelikult kunagi vaja lähevad, et need tekivad siis, kui tekib vajadus, on hästi raske on neid ennetada. Aga siis äkki midagi võimalik. Ma arvan, et selles mõttes te teite väga õige ja olulise asja välja, et me saame kasutada seesama lavastus, eks ole, aga teinekord tuleb mõni film, mõni telesaade, mõni raamat, et me püüaksime siit-sealt kolmandast kohast nagu pigem neutraalsemat pidi nagu sellele minna, sest tõesti inimene suure tõenäosusega vanemad lähevad lukku, kui sa järsku lähed nii,
tahaks teada, kuidas sa surra tahad, nagu siis tekib see küsimus, et miks sa täna mult seda teada tahad, eks ole. Võib ka vahel toimuda, aga ma arvan jah, et kui näiteks olekski selline kampaania, mille näiteks mõte olekski, ma ei tea, kujutan ette näiteks plakatid, et räägime surmast või midagi sellist, siis see oleks jälle see, et või räägi lähedusega surmast, mis iganes, et kuule, kas sa oled ka näinud nagu seda kampaaniat praegu ja mis mõtteid see sinus tekitab ja minna nagu natukene kaugemalt, et jõuda järjest sügavamale? Mul tundub, et selleks oleks seal nagu vale aeg. Võib-olla sinu raamat võiks olla see, mis... Seal saab hästi lihtsalt rääkida, eks. Kas oled seda raamatut lugenud? Aga see plakati kampaania, see oleks seal vale aeg, see oleks naljakas, et miks meil oleks ühiskonnas jätku plakatid, et räägi surmast. Naljakas oleks või komöödia filmis. Aga ma tahtsin öelda, et sinu see küsimus on päris, muidu on jumala hea väike küsimus, aga ta on nagu pikema vastusajaga. Väga hea, et visata õhku ja siis ta mingi aastatega saame selleks vastuseid. Et see küsimus õhus peaks olema. Ja, aga kohe ära vastata oleks... Ei peaks nagu see kiirkampaania olema, et talvekummi talv. Ega ma ise turunduses tööta, vaid pigem lihtsalt see, et kui mingi suur hunnik inimesi või inimesed, kelle sõna levib kaugemale, korraga otsustavad midagi ära teha, siis see võimalus, et see järelainetus jõuab kaugemale, et ongi, mis see üks samm olla võiks, et mis viibki käega katsutava muutuseni, et samamoodi oli ka kampaania üleskutse selles, et käisin siin vestlusringis või selles kõnelusi surmast kohtumisel ja üleskutse, mis ma tahaksin nagu pärast seda kõnelust on see, et igaüks helistaks, kellel vanavanemad veel elused on, et helistaks neile korra kuus, et võib-olla see juba tõstab mingisugust teadlikkust, aga see toimub siis, kui see mingi suur hunnik inimesi. Kus juures seda päris hästi juba levib sükest hea tooni käsitlust, et ma just eelmine nädal käisin ühel filmilavastusel, oli Tartus ka, kolmapäeval ja Tallinnas käisin neljapäeval ja peale seda rääkimas, et samal ajal mõtlen, mis see filmi nimi oli. Natuke oli, kellele ma naeratan, ma ei tea, näid ka. Et filmi kirjeldus, miks ma sinna rääkima, siis ma vaatasin seda filmi kirjeldust, siis see oli hirmuäratav, sest et seal oli ja ma arvan, paljud just kardavad, rääkisime ka pärast, et nad võib-olla ikka vahetaks selle jutu ära, sest see tundus nagu õudne must traagika, et naine, laste ema hakkab surema, et üks on umbes 10, teine on veel noorem, saab järsku teada vähi, aga on lahku läinud oma mehest, kes siis sellel samal hetkel käivad veel kohut, et välismaa mees, et kuidas seda last hoida ja samal hetkel, kui ema sureb ära, siis kohtu case nagu juriidiliselt on läbi, sest et osad on surnud, siis samal päeval see isa varastab selle ühe lapse laste eest ära ja tõmbab kähku kuhugi raani ära, et ema siis kätte, siis kõik on siuke õudne. Aga siis kui vaatad seda filmi, siis ma soovitan seda kõigile, kellel on laps, kes on pidanud nagu vanema surma üle elama. Ta on nii terapeutiline, nii ilus, ma ei tea, mis need kirjeldused nii koledad tegid sinna. Üks 13-aastane, 12-13-aastane poiss aastate jooksul võtsid seda, räägib nii ilusasti sellest, et kuidas ta ema, hästi tark ema oli doktorikraadiga keegi, kes tuleb seda äkki, et ta proovib, et kuidas mu ema proovis meile kõik võimalikult meeldivaks teha, et kui ta ära sureb, aga vist tuleb ise siuke tundliku silmaga nii hästi ja siis see poiss kogu aeg nagu analüüsib ise, see on täis tarku, siis ema on mingi filmi, nad lõpetasid filmi, võtsid ikka peale ema surma, aga ema on mingi aeg elus. Et kogu see asi, kuidas lapsed selle ema lahkumisele, millise pilgu heida, et see oli nii pagana hea sisu, et samamoodi, et saab mõelda, kuna seal on nii palju mõtisklusi ja lapse sükest filosofeerimist. Et väga hea soovitan, ja samal ajal režissöör ise oli mures, et keegi julge vaatama tulla, et hirmud, aga see kirjeldus oli halb. Väga hea, sest mina ka tõesti olen seda kirjeldust lugenud ja mulle jättis ka natuke sellise kahetise tunded, kas ma julgen või kas ma nagu tahan seda, et niikuinii neid teemasid käsitletakse nii palju nagu sellises negatiivses võtmes ja ma tööalaselt puutun niikuinii kokku ja siis see kirjeldus tõesti päriselt ei tõmmanud tegelikult. Ma ütlesin enne telefonist jahi, kui ma lugesin, mõtlesin, aga pärast tuli välja nii hea, ma päriselt, kui soovitan vaadata, ma arvan, et
mul on õigus, et ma mõtlen praegu jah, et ma ei, jube ilus või kihvt siuke. Filmi kunstiliselt ka tore, aga kindlasti on mingeid asju, mis võiks nii või naa olla, aga ikka väga ilus või hea sõnum ja tore sõnum. Ja üks ema, kui südames, kui hästi ta võttis selle käsile, et ta teab, et ta läheb, ta teab, et lapsed jäävad nüüd kogu eluks üksi, et mis ta suutis selle viimasel kuudel anda neile, eks ju, et see oli päris. Jah, meie aeg hakkab otsa saama, juttu jätkuks kauemakski. Ma tänan teid rääkimast ja ma tänan kuulamast ja siis lõpetuseks saabki öelda, et kes siis tahab oma lähedastega surmast rääkida, et siis tulge surma vaatama. Jaanuaris on pileteid vist, jah, peaks olema. Aga aitäh teile ja aitäh teile. Aitäh. Thank you.